No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette järel episood 354 teie ees, laua taga Heiti Heli, tere hommikust. Hou, ei ole ikka jõulutunnet. Markus Jürgenson, tere hommikust. Tere. Ja mina Raul Oessar. Heitil jõulutunnet ei ole, jõulukampsunit ei ole, Markusel jõulukampsun on, aga see jõulutunnet on? Mul? Jah. Loomulikult on. Terve detsember. See lumi lumeks, ega see lumi ei tekita seda jõulutunnet. Jõulutunnet tekitab minu jaoks ikkagi, ma ei tea, mingid muud asjad ikka. Küünlavallus, kuuselõhn. No kas või? Pere, lähedased. Glögilõhn. No detsembris ikka. No sina jah, muidugi. Toob sükse... Ei, miks? Ma ei olnud ju. Ikka nulliga. Muidugi. Pole mina näinud, et sa ühtegi nulli Raul. Müüakse väga maitsvaid... Alkoholivabade jookide... Alkoholivaba õlu on ka sinu repertuaari kuulub nendest või? Ei, õlu ei kuulu üldse mu repertuaari. Mina joome vett. See on spordimehe jook ja inimene peab tarbima vett. Oota, mis sa seal glögis mängu teid? Aga glögilõhn lihtsalt, teised joovad? Glögilõhn, kui sa paned ju, kui ma annaks see pott kodus tulele, siis on tuba on glögilõhn täis ja ega seda lund, kui ta ei tule jõuludeks, siis minu poolest jäägugi sinna taeva, et ei ole teda siin vaja. Sa tutvustasid jah seda, ütleme, seisukohta, teooriat natukene enne siin ja endiselt minu jaoks täiesti arusaamatu, aga iga ühel oma. Just see, kui on talvel lumi maas, üks asi, et saab suusutada, teine asi, et kõik on ilus, puhas, sulnis, kaunis. Kõik on puhas, Tallinna linnas ei ole kunagi see puhas. Tallinna linnas... Praegu on lihtsalt selline hall ja sumbune. See lumi annakski midagi nagu... Haljasalad on nagu lögased lihtsalt. Selline ilm nagu eile pühapäeval. Kuiv, parajalt soe. Siis olgu selline see talv, et mina nagu sellest lumest siis nii väga puudust ei tunne. Kuiv, iga päev konstantselt. Pühapäeval oli kuiv. Nagu sükest uduvihma saab just kogu aeg lihtsalt ju. Võimalik. Pole midagi enda kaitseks öelda. Ei, kui ta ei tule, ta nagu nii pole viimastel aastatel korralikult tulnud, et sükest poole vinnaga asja pole vaja. Aga ma tegin nädalavahetusel eksperimenti, eelmine nädal lõpp siis. Vaatasid, mis saab, kui toru siili välada, panid ülemiste kaubanduskeskusse prügikastis? Käisin Lõuna-Eestis Tartu linnas ja meelega võtsime sinna minnes siis alibi tuli bussipileti ja tagasi rongipileti. Et siis võrdleme ka, et kummaga on mugavam ja parem, siis ma ei tea, meie arvates, minu arvates. Ja ma ikkagi nende rongiusku inimeste paati ei saa hüpata, et bussiga oli ikka kordades mugavam. Esiteks bussijaama asukoht on normaalsem, vaiksem, rohkem ruumi oli mul bussis kui rongis. Sul on oma istekoht? Rongis oli ka. Sa olid esimese klassi? Rongis oli ka oma. Ja me võtsime sama hinnaklassi piletid, et pilet maksis 17 bussil ja 17 oli rongil ka tagasi. 17 eurot. Mina mäletan vanasti, kui olid need Simple Expressi bussid olid Tartust, sa said 1 euroga. Ei, jah. Aga bussis oli kohviaparaat, joo kohvi, võta teed, internet on terve tee on internet, rongiga sõidad pole netti, polnud ühtegi kohvikut, ma nagu ei. 17 eurot see rongis oli siis, kas see oli siis esimene klass nagu? Jah, me võtsime kindla istekohaga igaks juhuks, et siin jõulude ajal ei pruugi ju kohtusid olla, et ma olen mõned aastad tagasi siin sõitsin Tallinnast Tartusse ja põhimõtteliselt seisin püsti, nagu, et ma andsin istet mingile vanemale härrale, et on ka võimalik ju niimoodi, et rongis nad lasevad ju püsti seistes ka Tartusse sõita või Tallinnasse vastupidi. Aga tõesti, bussiga oli nagu mugavam. Mul meenub ka ükskord, kui ma Elvasse sõitsin ja umbes Tapani seisin püsti ja siis jõudis alles pileti kontrolööri ja siis ma pakkusin välja, et okei, ma maksan juurde, et ma saan siis sinna esimesse klassi, et see rong oli puu püsti täis ja ei ole nagu kusagil istudagi. Aga jah, ma olen nõus, sõitke rohkem bussiga pigem. 17 eurot sinna siis riik maksab mingisugune pildikult öeldes mingi 100 eurot juurde iga reisija kohta ju, see rongi liiklus on ju tohutult kallis tegelikult.
et see, no sellest on räägitud ka ju palju meedias, kuidas tegelikult nagu bussidega erafirmad, mis toodavad või nagu mis käitavad neid bussiliine, nendega konkureerib siis see rongiliiklus, mis on nagu tohutult subsideeritud riigi poolt ja siis justkui need on konkurendid, sa ütlesid sama palju maksis pileta. Sama palju, jah. Ja me sõitsime veel bussiga, oli see uus buss, see firma tegi selle mingi investeeringu ostis seal, ma ei mäleta mitu bussi. Sa räägid Lux Expressist? Jah, Lux Expressist, et kahekordne süke panoramkatus, väga... Said seal üleval istuda? Jah, me sa see valida, kas võtame alla või üles. All oli süke natukene klaustrofoobiline, aga üleval oli väga mõnus olla. Tead, seal alla on tegelikult ka väga okei, seal on need lauad ka, saad kaartida. On lauad? Kusjuures ma just mõtlesin, ma pole ise selle kahekordse bussiga sõitnud veel kordagi, et kas seal on lauad või mitte, sest mina mäletan vanasti, kui meie käisime kooliga mingitel ekskursioonidel, siis meil ka paar korda oli kahekordne buss telliti ette, kui oli mingid mitu klassi korraga, ja siis seal oli kõik tormisid alati üles, et teine korrus on ju kuidagi automaatselt ägedam, aga tegelikult see esimene korrus oli palju mingi ägedam, seal oli sellised suured, nagu laiad sellised lounge'i diivanid, umbes lauad, värgid, särgid. Aga tuleb välja, et nüüd on ka ikkagi. Seal on jah 2 lauda ja siis need on need, vaata, 2 istuvad seljaga liikluse poole ja siis teised normaalselt, et ei, all on ka väga okei, aga üleval on ka täitsa tore. Jaa, aga see rongiliiklus ka nüüd ju tulid uued rongid ja seal nad peavad millegiga nagu turul nagu edestama. Aga need uued ei sõida ju Tartusse praegu. Ei, praegu nad ei sõida vist kuhugi, praegu on testsõidud, et aga seal räägiti juba nendest kilomeetri tunnis sõidukiirustest juba vähe kõrgematest, et siis hakkad mõtlema, et kui sealt ikkagi arvestada ajavõit. Vahepeal oli ju see, kui ei, seal on ikka rohkem kui 10 minutit. Pikalt remondis bussiga kiiremini ka veel, sul ei olnudki peaaegu ühtegi põhjust ju rongi valida. Aga nende uute rongidega vist läheb aega. Eks see rongiliiklus on meil teemas ilmselt lähiaastatel veel ja veel. Jõulutundest jõudsime siis sinna. Nädalavahetusel tegelikult oli ju muid huvitavaid asju ka, Heiti, sina olid laupäeval ametis fänniturniiril, näitasid seal ennast mitmest küljest, ütleme niimoodi, sai ka sinu laulajalt kuuldavasti. Kakelungil ei osalenud. Kakelungil, seda mina juba nägin koha pealt. Läks vahele siin, oleks nüüd vahele minna või midagi, seal hakanud korda loomana. Ehk siis, ma ei tea, kas need rüselused seal ilmestidki seda fänniturniiri, siis seal räägime sellest Kalju Flora fännide vastasseisust, eks ju, mis oli nagu siuke pooltõsine oli see asi, et seal nagu... Ei, see oli jumala äge, see, mis mina videost nägin, see ma kiidan kahe käega ja kahe käega olen poolt. See oli nagu natukene siukest nagu, Sartsu lisas asja, on ju, korra tundus, et ega seal nüüd ometi nagu päriselt ei lähe midagi, aga noh. Ma nüüd, vaata, mäletate, me alles, kas mina rääkisin seda, et ma ei mäleta hooaja lõpus siin, kui ma viskasin õhku veksli, et ärge minge vahele meeskonnakaaslastel, vaata, kui nad lähevad sinna. Ja nüüd ju minu arust seal alguses see video, mis ma nägin, seal ei mindudki... Sellest, mis oli pärast mängu seal otsa... Kus nad panid need ninnud panid vastamisi, kaks inimest. Seal ei läinud ju alguses keegi vahele ja mis siis saab? Ja seal oligi tõestused, mis siis saab? 2 täiskasvanud meest, ma eeldan, said seal kokku ja panid nagu näod vastamisi. Aga keegi nagu ei löönud, midagi juhtunud, seal öeldi midagi, aga oli no räägid sellest väga tsiviliseeritud nagu see oli vaata lärmi oli palju, sa ei kuulnud muidu, mis teine räägib, kui sa lähedalt. Aga noh, et selles mõttes kiitus, et muidugi me ei olegi vaja lüüa ja see on nagu füüsiline vägivald on nagu taunitav ja on nõrkuse märk. Aga siis saadaksegi kokku ja hästi väikese distantsi pealt öeldakse oma vastasele, mis ma tast arvan, või öeldakse mõni krõbedam sõna, aga midagi hullu ei juhtunud. Lõpuks seal tuldi vahele, või tõmmati laiali, aga ei juhtunud midagi. Lihtsalt visuaalselt ilus vaadata. Kusjuures ma olin seal kaadri taga, olin tunnistajaks ühel teisel olukorral, kus ma ei ole kindel, et päris niimoodi oleks asi lõppenud, sest seal ikkagi turvamehed hoidsid ka mõned vastasseisud ära, seal Flora Levadia fännid. Mäletan, üks Flora fänn vähemalt oli väga ikkagi konkreetselt läks sinna Levadia fännisektori poole ja teda üritas seal üks kaasvõitleja natuke tagasi hoida ja turvamees ikkagi väga konkreetselt ka tegi seal katet seisis ette, et ta ei saaks minna sinna Levadia fännide juures. Seal oli nagu, seal kuidagi oli natukene teine vaib oli seal õhus. No seal ei ole vaja nagu nõmedaks minna, et see, mis seal väljakul juhtus,
seal üldse, ma sain aru, et see Kalju mängija oli karjunud kohtunikule, et loll oled, sai punase. Ma küsin ta käest ka, mis seal juhtus pärast, ta ütles, et ta lõi vastasest palli outi siis, eks ju. Et ühesõnaga oleks pidanud olema nagu Kalju pall, kohtunik andis Flora palli. Ja siis selle peale ta oli siis valjuhäälselt teada andnud kohtunikule, mis ta arvab temast ja siis oli punase kaardi saanud saadud see. Ja siis jalutuselt minema Flora väljakul olnud fännid siis nagu natuke provotseerisid teda veel, kuna ta sai, pidi sinna nii-öelda trahvipinki minema siis on ju, ja siis ta siis ühele andis kõrvakiiluks on võib-olla kõige õigem nimetada seda või kvalifitseerida või? Parem haak. See nagu rusikas see ju päris siuke hele plaks käis küll üle saali. Pigem siuke Ennast see oli jah kole. Kusjuures sellest nagu vahel on justki, et selline asi juhtub, siis nagu temperatuur läheb väliti üles, aga see nagu ei kasvatanud seda temperatuuri liiga palju. No jaa, selles mõttes, et see kõik on ju jalgpalli osa, et mina praegu siin, kui te omavahel vestlesite, siis ma mõtlesin nagu oma karjääri peal tagasi, et igasuguseid selliseid ütleme, ma ei tea siis, vaidlusi, kaklusi, tõmblusi, erimeelsusi, pingeid tekkis nii mängijate kui fännide vahel, meeskonnakaaslaste vahel, mängijate ja kohtunike vahel, vastasmängijatega. Siiamaani me võime siit selle hooaja lõpust ju ka võtta, et T3-s seal ikkagi hooaja lõpus saavad mehed kokku, siis ikkagi tänava peal nagu natukene pusklevad seal tulenevalt siis sellest, mis hooaja jooksul teineteisele mängus öeldi, aga järgmisel hommikul saadetakse sõnumeid, helistatakse, öeldakse, et vabandame. Ja näiteks mäletate, mis aastal see oli, kui Frolov ja Pareiko seal Kadrioru staadionil, see oli see, kui see pealtnägija seda lugu tegi. Siis nad ju läksid seal ka raksu, täiesti raksu, kõik seal läksime raksu nende Levadia mängijatega. Aga minu tolle hooaja lõpus olime koondises, oli meil mäng ja Pareiko ja Frolov olid koos koondises. Ja need asjad lahendatakse ikkagi pärast, me võitsime tolle mängu ja siis kõigi meeskonna ees, nagu meie initsiatiivil toimus, siis see leppimine ka siis tookord seal, kuidas nad seal lõid käppa ja pärast mängu või pärast koondise mängu, pärast seda Levadia Flora mängu. Pärast koondise mängu? Jah, pärast koondise mängu. Mitte enne? Me võitsime siis. Et sellised asjad nagu kuidagi käivad asju selle jalka juurde, aga suures pildis seda kõike ei võeta nagu hilisemasse ellu kaasa, et me näeme ju tegelikult jalgpallist, suurest jalgpallist ka seda, kus tänasel päeval Inglismaal need punditid, nad on ju seal omavahel väljaku peal, luud on lennanud, pooleks läinud, aga nüüd tehakse koos saadet, ja jalgpallimeeskonnas alati, ütleme, nüüd on teema ju ka see, et meeskonna kaaslased omavahel on siin lakse jaganud mängu ajal Inglise liigale mõeldes. Siis jalgpallimeeskonnas on ju vahest on levinud see meeskonnasiseste probleemide lahendamine see, et poksikindad kätte hommikul tõmmatakse. Minul ka algklassidest tuttav. Ja hommikul tõmmatakse, järgmine hommik trennis tõmmatakse see ring üles, poksikindad ja siis lahendame ära, et see nagu lisab sihukese läbi väikse huumori prisma lahendatakse see asi tegelikult sõbralikult lõppkokkuvõttes ära. Kellega sa karjääri jooksul poksisid? Kusjuures ma ei poksinud kellegiga, aga ma suutsin ju ütleme väga inetult öelda või tülli minna päris paljudega, nii kohtunikega, ma ei tea, Karol Metsaga, kui ta oli noor mängija Floras, meil oli väga suur siuke ütlemine, et aga et kõik nagu vajuvad ju unustusse ära ja tänasel päeval mingit viha ei pea. Oled kindel või? Sina ei pea, aga äkki siis poolt sala ja oodatakse see hetke, millal see vaip. Kui kellelgi midagi on, siis tasub öelda, et klaarime ära. Minul tuli meelde, et minul oli algklassides oli kehalise kasvatuse õpetaja oli Jaak Uudmäe, olümpiavõitja. Ja tema oli ka selle koolkonna esindaja, et kui nägi, et mingid poisid kuskil seal omavahel natukene kaklesid või tülitsid, siis pakkus ka välja, et poisid, tulge, poksikind kätte ja poksime. Ja mina olen mõnest 2 korda poksin niimoodi. Ja kus ühe sama inimesega. Ja see inimene oli Robert Rooba, praegune Jaaki koondisele.
Said nagu Jake Paul sama näoga. Kusjuures ega ma ei tea, kas see on see, et mind löödi nii segi, et ma ei mäleta neid asju, aga sina pidid boksima Robert Roobaga. Me olime klassis kaks kõige nooremat poissi nagu. Ta oli mingi 2 korda suurem kui sina. Tol hetkel nii hullu ei olnud nagu, aga ma olin ikka kõige väiksem ikkagi. Aga vaata, kui sa oled mingi 7-8 aastane, ega seal nagu suurt vaat ei ole, kas sa oled nagu 1.20 või 1.40, et sul mingit nagu mehe jõudu seal taga niikuinii ei ole. Nii? Ei, siis minu arust 2 korda oleme boksinud niimoodi, jah. Aga ma reaalselt ei mäleta, seal ei olnud mingit umbes, et üks nüüd võidab või midagi sellist. Sellist mälestust ei ole. Igaks juhuks selgus huvides ütleme, et need olid siis, mitte 90-ndad, aga sajandi algus. Jah, sajandi algus. Et tänapäeval ju, kui niisugust asja tehakse, siis seda enam ei tolereerita. Kus see oli see maadlustreener pani ju, mäletad, kus see pani vale kaaluga mehe vastu ja karistas nii-öelda. Nagu siuke teistsugune asi seal oli. Jah, aga praegu kui sa räägid, siis... Mingi 7-aastast, 2-8 aastast kiivrid peas ja kindlad käes natukene pustumas. Kuule, aga see on ju pealkirja materjal, et mis sa ütlesid, kehalise kasvatuse õpetaja nimega mis ta oli? Jaak Uudmäe. Jaak Uudmäe. Moskva 90. Jaak Uudmäe pani Raul Ojassaare Robert Roobaga boksiringi. Ei, nii oli. Tõesti sündinud lugu. Fänniturniirist jõudsime sinna. Aga lõpuks siis Laagri ultrat kaitsid oma tiitlit, eks ju. Ei lasnud ühtegi väravat endal lüüa kogu turniiri jooksul. Päris muljet avaldav. Ja seal ikkagi treener võttis kassi ja väga tõsiselt oli treenerit. Jah, eks seal tegelikult... Kus rõivistuses kohal. Ei eks järgmise aasta osas peab ka natukene mõtlema, mis võib-olla teistmoodi teha ja võib-olla natukene sanktsioneerima neid. Eks siin on ju tulnud ka hõikeid, et see laululahing vajab natukene reformimist, kuigi sel aastal oli see ikkagi üle keskmise ägedam, eriti just Flora ja Levadia fännide omavaheline selline verbaalne pusklemine, et seda oli täiesti nauditav kuulata kõrvalt, aga sealt on ikkagi heas mõttes kiunuga tulnud, et ega keeruline on, kui sul on vastas, ma ei tea, teises liigas mänginud kutid, kes ikkagi sel korral kvalifitseerusid turniirile, sest nad lihtsalt olid mitu aastat tagasi mänginud, aga võib-olla tehagi nagu on Rahvaliiga B-s, et mingisugune ajaraam, et sa ei tohi mingi, ma ei tea, 3 aastat olla kusagil liigas mänginud, et osaleda või... Siis mul tuleb meelde see, kui mina kunagi neid turniire ka korraldasin 10+ aastat tagasi, kus iga kord tuli, aga meil on ju see fänn, kes on iga kord tribüünil kohal ja ta mängib, ta mängib seal 3. liigas või 2. liigas on mänginud, aga ta on ju meie fänn, ta on päriselt meie fänn. Ja siis me hakkasimegi tegema mingeid erandeid, on ju, ja siis neid erandeid tuli lõpuks nii palju, et nagu see asi viskas nagu teistpidi üle, ja siis me panime ikkagi, et ei, näed, nüüd reeglid on sellised ja seal nagu sellist head tasakaalu on suhteliselt võimatu. Laagri ultrate puhul on lihtsalt see ka, et me kõik teame, et need inimesed on tribüünil. Neil on hästi noor nagu fännkond. Kui on nii, siis on nagu aga lihtsalt nad ongi nii peajagu üle teistest fännidest. Mis teha, siis ongi. Jah, eks siin on nalja ka tehtud, et mingi teatud promill peab sees olema, et turniiril osaleda, aga päris lapsikuks ei saa ka minna. Seal on kohvik kõrval olemas ja seal müüakse vägijooki ka ikka. 6.50, jah. 6.50. Sott. See oli ülepakkumine praegu. Eeki. 100 krooni. 100 krooni. Aga ikka müüakse aga seal on koha peal need kraanist, jah? Seal koridori peal või on seal kõrval kohvikus? Purkidega oli ju. Purkidega. Seal minu arust ei olnud ju seda... Ma isegi üle ei ostnud. Fänniturniiril ikkagi seal spordikotis taritakse mingid asju sisse ka. Võimalik, jah, niimoodi. Ega seal mängijad keegi nagu läbi ei otsi sisse saates. Okei, fänniturniir. Palju õnne siis, jah? Palju õnne siis ka Laagrile ja palju õnne Flora fännidele, kes võtsid siis selle rändkarika Flora Kalju vastasseisus, mis seal läkski tuliseks penaltiseeres ju. Tõesti, kaks superfänni omavahel väravas seal Brendan Floral ja Mario siis Kaljul. Mõlemad mehed, kes on siin juba 15+ aastat tugevalt olnud nii-öelda oma klubi fännide sellised näod, võtmeisikud, mingid.
kõneisikud vahel isegi. Käilakujud. Valiti parim mängija ka või suurim väravakütt ja asjad? Laagri ultratest. Sealt tuli ikka. No. Aga parim väravõht oli Brandon Paimal. Mitte siis Laagri väravat, kes ei lasknud ühtegi väravat endale sisse, rõhutame. Vot nii. Eile valiti siis ka Eesti parimad. Või valiti ära, aga kuulutati välja siis Estonia kontserdisaalis nagu ikka. Karl-Jakob Hein siis Eesti parim jalgpallur, nagu oli kahtlustada. Ja Siret Räämet Eesti parim naisjalgpallur, nagu ei olnud üldse kahelda. Ja kõige tulisem andmine oli vist seal parima mees juniori arvestuses, eks siis Patrick Kristal versus Martin-Kris Paalberg. Võrdselt punkte, aga Kristalil üks esikoha hääl rohkem. No mis omajagu ikkagi nagu üllatav, et siin vähemalt tänasel päeval või siis eilsel päeval nagu minu silmis küll ei ole kahtlust, sellepärast et eelkõige seetõttu, et Patrick Kristal on ju praeguseks hetkeks tõestanud, et ta suudab pakkuda mingisugust arvestatavat kvaliteeti ja muutuse toomist Eesti A-koondise tasemel, mida Paalberg ei ole suutnud tõestada, et temal on ainult 15 väravat Eesti Premium-liigas. Aga teistpidi, jällegi Paalbergil on 15 väravat Eesti Premium-liigas, Kristalil ei ole peaaegu mitte midagi seal ju Saksamaal ette need. Ja, aga koondise tasemel ei ole Paalberg ju ennast tõestanud veel ja see on kõrgem tase, ehk siis järelikult on ta minu silmis parem mängija. Sai paar võimalust. Nii lõpuks need ilmselt see mõtteprotsess ju läkski. Tundub, et võrdselt läks ju ikkagi, selles mõttes. Enam-vähem võrdselt, aga lõpuks jäi see peale. Aga Kristal ütles ka, et siin seal räägitud, et mis tasemel ta mängib, et natukene võib-olla alavääristatud seda, aga tema väitel see Saksamaa 4. liiga ei ole teps mitte halb liiga ja kui ta ikkagi ju sealt tuleb ja on koondisele abivajalik mängija, siis ma arvan ka, et ta on ikka koondisele midagi juurde tegelikult. Pigem nagu ma arvan teenitult. Lihtsalt huvitav, et see nii tihedaks rebimiseks läks lõpuks. Sümboolne koosseis oliti ka. Premium liiga sümboolne koosseis, mitte, meie siis valime seda õiget sümboolset koosseisu, meie lugejad siis, eks ju. Aga ütleme, Premium liiga pani mingisuguse enda sümboolse koosseisu ka seal kokku. Mul oli selline tunne, et Maxi käsi oli seal mängus. Kas oli? Miks? Postide vahel. Karl-Andre Valner valiti parimaks väravahaiks ja sümboolsesse koosseisu ka. Minul ka kulm kerkis selle peale. Okay. Sina ju tahtsid panna, sina panid ju kelle sa panid? Mina oleks Emma Kumme Nõmme panna, mina vist valisin Karl-Raamat Nõmme lõpuks enda nii-öelda valikuks. Kes korjas mingi 20 palli rohkem välja kui Valner? Kes päästis 20 palli rohkem kui Valner? Kes korjas oma kõrgust 20 palli rohkem välja kui Karl-Andre Valner? Rohkem kui Valner. Kes sai vähem kaarte? See on argumendid. Seal tuleb võrrelda Amadeusi koefitsienti, seal tuleb võrrelda XG, OT 90 jagatult, igast sükseid arve. Ei teenitult, Karl Valner sai selle. Ja nagu Aivar Pohlak oli seal kaalal väga uhke, siis kogu 11 ETM-id, siis treenitud mängijad. Kellest 5 oli ainult kohal. Jah, kellest 5 oli ainult kohal. Ja nendest ma korra põikan siit nende parimate valimist, et ETM ja KTM-ist on kuulda, ma ei teaks, kas teil on infot, et kui varasemalt Eesti naiste kõrgliigas puudus see KTM reegel, siis, ja sellest isegi räägitud vist minu andmetel ka, vaata seal toimub ka naiste meistriliiga vist dialoogkohtumine. Ja seal siis on siis eelneva hooaja lõpus, kuskil lõpufaasis see toimub. Ja seal seda teemat ei puudutatud, aga nüüd järsku siis, ma ei tea, kas üle või üle nädala või üle mingi aja on järsku tekkinud reglementi see, et ka naiste kõrgliigas nüüd hakkab kehtima ühe KTM-i reegel. Ehk siis üks KTM peab alustama, ma ei tea, kuidas see alustama peab üks KTM ja siis ma ei tea, kas lõpetama ka või? Ilmselt loogiline oleks. Et ilmus kuidagi järsku KTM-i reegel. No me oleme jõudnud järsku sinna, kus Paide on tõusnud Messi liigasse
on võtnud väga palju väljaspoolt mängijaid ja natuke tuleb neid ohjes hoida. Viitad sa sellele siis või? No paistab nii. Mis sellest Harjust saab siis? Vist oli mingi erand tehtud. Ei no seal on juba naistel on ju varemgi olnud neid, et terve naiskond läheb kuskile kellegi teise klubi alla ja nii edasi. Aga on see KTM siis nüüd tuli? Mina ei ole kuulnud sellega. Okay. Et kui sa niimoodi ütled, siis võib-olla on, aga... Äkki Harju puhul on siis nagu KTM-i asemel NTM, et naiskonnas treenitud mängija? Harju puhul oligi tehtud mingisugune erand juba, aga et kuidas see teistel läheb, et tasub kätt pulsil hoida, et mismoodi see asi on ja kas mu jutt pädeb? No üks KTM ei ole nüüd küll mingi probleemid võiks olla kellelgi, on ju. Et see võib-olla on pigem selline, eriti naiste puhul, kus sul nagu sellist mingit üleostmist või palkamist ju tegelikult väga ei ole, et sul võiks olla ikkagi mõni enda kasvandik ka siis, et mitte täiesti väljast täiskasvanutest kokku ostetud või kokku toodud võistkond. Jaa, aga lihtsalt see on üks nagu teema, mida ei arutatud, väidetavalt mina seal koosolekul ei viibinud, aga ikkagi nagu muudatus tuli, et pigem nagu selle nurga alt. Jah, see sel juhul küll, kui seda tõesti pole arutatud varem, aga ma mõtlen, kuna ma sellest teemast ei ole kuulnud varem, siis ma ei oska siin täpsemalt kaasa rääkida. Mingid muid asju. Ma võtsin selle koosseisu ette, sümboolse koosseisu. Valner väravas, Tovstik, Podoljusin, Tõuges, Peetson, kaitseliin. Ehk siis Hussar väljast, Tovstik sees näiteks, eks ju. Keskpool kaitse... No mina ju mälet. No okei, pane edasi. Mina ütlesin ka Tovstik. Poom, Ainsalu, Mihhailov keskel. Minu? See ongi minu koosseis. Vaadad selle järgi, mis sina ütlesid. Pulli pärast võiks eelmise saate järgi kuulata. Ja ründas siis Eerme, Sappinen ja Paalberg. Eermet ma ei pand. Eermet sul vist ei olnud, jah. Aga näiteks, mis on väike dissonis, ma ei saanudki nagu täpselt aru, kas selle valisid ka treenerid või? Sest treenerid valisid, eks ju, selle Premier Liiga parima mängija nii-öelda, mis on siis Premier Liiga aasta parim mängija, mitte siis see fännidele mikk, mis meie andsime. Vaid prime mängija ja seal näiteks Joao Pedro oli 5, Guilherme oli 6, Gabore 8-9. Ehk siis neid välismängijaid nagu seal esikümnes oli päris mitu tükki. Ja näiteks kui on Joao Pedro 5, siis ta oleks nii ründajates kui poolkaitsetes, just kui sa niimoodi järjest võtad mitu ründajat ja mitu poolkaitset. Ta oleks mõlemas sees olnud kindlasti, et seal selline väike mingisugune dissonants oli justkui, aga ma ei tea, kuidas seda täpselt koostati. Võib-olla seal mingi kaptenid ka välja ei hõigatud ju. Et seal on mitu varianti, et seal võib-olla võtad ainult treenerid pluss kaptenid näiteks, võtad treenerid pluss kaptenid või mingisugused nii-öelda eksperdid veel juurde, aga ma saan aru, et sina pole sõna sekka öelnud selles. Ei, mina ei ole sõna sekka öelnud. Ja valiti ka iga liini parimat. Valner võtsi järjekordse tiitli. Sappinen reaalselt ma korra läksin Sappineniga rääkima pärast seda, kui see gala läbi sai, et fännide lemmiku intervjuud nagu kokku leppida ja siis Mees oli Keeniast tagasi. Mis asjad? Mees oli Keeniast tagasi. Inglismaal käis ju. Inglismaal. Keeniasse veel läheb vist või? Ei, käis minu arust. Ta ütles, et ta läheb reisile nüüd varsti. Okei. Ehk et see, aga ta naine pakkus kõrvalt, et intervjuu võib, kui sa annad mulle paberikotti praegu. Siis ta oli reaalselt, ta sai ju mingisuguse 5-6 korda käis laval ju vähemalt, on ju. Ehk tal oli päriselt oli probleem, et kuidas need asjad aga Alex Mattias Tammel oli ka eelmine aasta ja siis ta sai kusagilt nurga tagant mingisuguse karbi, siis ta läks sellega ära. Ma loodan, et Rauno sai ka. Loodetavasti jah, leiti lahendus, muidu järgmise aastani leitakse neid auhindi kuskilt sealt randalistude vahelt. Ja fännide lemmik käis Rauno Sappinen suhteliselt selgelt ikkagi sai siis Paalbergi ees selle tiitli enda. Paalbergi ja Mark Maksimki ees. Ütleme, et Sappinen selle viimase ringiga ikkagi kallutas need asjad suhteliselt konkreetselt enda kasuks, et kui oleks olnud hooaja lõpp 3 ringi järel,
siis oleks olnud vähe keerulisem seda valikut ilmselt teha. Mõtlesin selle peale, et me peaks järgmine aasta tegema äkki poole hooaja peal mingisuguse sellise vahekokkuvõtte, panema ka mingid need valima need parimad ja mingid sümboolse koosseisu paika ja siis vaatame. Hetke seisuga. Jah, palju see nagu hooaja lõpus muutub, sest Zappini, ma arvan, ei oleks ju olnud seal sees isegi sümboolse koosseisu. No Eerme ja Paalberg oleks ilmselt ees olnud tippu. Paalberg hakkas seal mais nagu, hakkas lööma. Ta hakkas lööma, aga tal see suurem hoog tekkis seal augustis ju, vaata, kui ühe korra lõi 3 seal, jah. Lõi kübarra, eks ju. Tammekal. Ma arvan, et Paalberg ka võib-olla ei oleks seal sees olnud. No Eerme oleks kindlasti olnud. Eerme oleks olnud, Guilherme oleks olnud. Kabore arvatavasti. Ja Kabore on, jah. Ja võib-olla ka see härra, kes meil mängis Pasher, Tammekas. Võiks juba nimi meelest ära minema, eks. Vot, et igatahes palju õnne kõikidele võitjatele. Minul ei õnnestunud kunagi karjääri jooksul ühtegi sellist auhinda laval vastu võtmas käia. Ei valitud mind parimaks kaitseks mängijaks või midagi. Aga kõik väärivad seda, mida nad saavad. Noh, nagu mainisime ka, et selle sümboolse koosseisu juures 11 mängijast 5 oli kohal. Kui Levadiat audasustati, siis ega seal ju ka ainult Ken Kallaste ja Aleksander Lopez-Gomez olid kohal, kes oli mänginud see hooaeg, et kas tõesti nagu mingisugune kibestumus või lihtsalt ollaksegi puhkusel või noh, kuidagi nukker oli vaadata, Kalju oli ju väga esinduslikult kohal, Flora arusaadavalt, et mis nagu seal juhtus. Ma ei ole, vist viimati käisingi seal koha peal 10 aastat tagasi. Ja mul tuli jumala üllatusena, et teisele ja 3. kohal on ka mingi karikas Premier League'is. Teise koha karika saad nagu, et lihtsalt kui sa oled Levadia mängija, saad nagu tiitel või mitte midagi, siis saad nagu teise koha, siis võib-olla see lihtsalt ei ole ei viitsi minna siis. Kõige suurem nagu tung sinna minna ilmselt vastu võtma seda teise koha karikat. Ma ei tea, mis nad teevad sellega. Ma ei tea, seda on alati jagatud. Ma mõtlen, kuhu see nagu saab lõpuks Levadias kuskile mingi lauaruumi lihtsalt või tehakse sellest mingisugune tasterini või? Ma ei tea, aga see on suures pildis, Eesti Premium-liiga meeskondade puhul on see ikkagi peatreeneri siukses, ma ei tea siis, käsus või asjas kinni, et kui ikkagi peatreener ütleb meeskonnale või saadab info meeskonnale, et see on kohustuslik, et me näeksime viisakad välja, austaksime võistlust, vastaseid, fänne, liitu, jalgpalliliitu, siis olge kohal sellel päeval, et arusaadavatel põhjustel Levadias või praegu on selline, ütleme, väikene muutuste aeg, kus vana boss lahkus, uus boss tuleb pukki, et tegeletakse muude asjadega kui mingi... Või uuel bossil pole piisavalt autoriteeti, ütles, et tulge kohale, keegi ei tule. Ei no mängijad on selles ei tasu kahelda, et seal autoriteeti pole. See on üks asi, mis seal ma arvan, et olema hakkab või siis kui ei ole, siis tehakse selgeks, et peab olema. Aga mängijad on ka muutunud. Nojah, et seal on jah see, et väga hästi paljud mängijad on lahkunud ja polegi mäng. Oligi okei, seal ei olnud. Osasid mängijaid ma näen nagu telefonirakendusest, kus nad asuvad. Oma elus osasid sõprasid ja siis nad ei olnud, osad ei olnud Tallinnas. Kus nad parasjagu asuvad? Jah. Snapchatis või kuskil või? Ei, see iPhone'is on see Find My, kus saab jagada lokatsiooni. See on väga kasulik instrument, mida minu sõpruskonnas päris palju tarbitakse. Kui ma kutsun su külla, siis ma ei pea sulle ma tahan liha ahju panna õigel ajal, siis ma ei pea sulle helistama kogu aeg, et kaugel oled, vaid ma vaatan, näed, liigud. See polegi nii vanamoeline, kui ma arvasin. Kes on öelnud, ma vanamoeline olen? Kiiksudega. See, et ma sõnumit saadan, Viberit ei kasuta, see ei tee mind vanamoeliseks. Viberit kasutab. Kui sa mainid juba Viberit, siis sa juba reetsid natukene, et sa ikkagi natuke ikka vanamoeline. Viberit ei kasutada. Kuskil Venemaal võib-olla kasutatakse, ma ei kujutta. Jah. Räägime üleminekutest ka, sest päris palju asju sai siin paika, nii ütleme siis treenerite osas kui mängijate osas. Võib-olla kõige suurem või kõige olulisem uudis siin Eesti koondist arvestades oli see, et Michael Schöning-Larsen siis läkski Šotimaale niimoodi, nagu seda siin suve lõpus saati on sohistatud, on räägitud, on kirjutatud ja lõpuks siis valikuks on Kilmarnock tabeli tagumise poole. Eelviimane. No tagumine pool ongi eelviimane.
pärast aga Šotimaa kõrgliiga. Premium liiga viimast vooru ta ütles, et top 5 klubi peaks olema. Ta ütles, et ta ei täpsustanud, mis aastal. Ei, ta ütles, et tol hetkel vist oli. Ma ei tea, me ei ole seda üle kontrollinud seda fakti. Ta on 2 võitu saanud. Kus ta seal top 5 on? Natuke tuleb vahel neid ilusaks rääkida. Aga seal oli, aga seal oli, minu arust ei olnud 1 Šoti klubi, kes tema vastu huvitatud. Tal oli mingil hetkel, ta ütles, et ta on 3 Šoti klubi ja oli temast huvitatud, et ühesõnaga seal ikka Šotimaal teda väga austatakse, tundub. Lausa rebimine läks lahti ja lõpuks siis lotovõidu tõmbas Kilmarnock, kes siis päev enne seda, kui Larseni välja kuulutas, saats oma peatreeneri ka minema. No, mis on päris tegelikult üsna muret tekitav nagu fakt. Ma ei tea, kas on. No, vaata seal riigis on... No, Larseni ütles, et ta oli selle peatreeneriga oli minimaalselt üldse kontaktis olnud. Et nad, see ei olnud niimoodi, et peatreeneri toob tema, et see oli pigem, et klubi tõi tema ikka. Jah, et kumb nagu tõi, et... Jah, et kuidas seal käib, aga vaadates seda videolõiku, mis jälle Soccernetis oli üles pandud, siis neil kaitses ikkagi olid suured probleemid, et seal loodetavasti see Larseni eelkõige kiirus ja mingisugune kogemus siit Eesti koondise mängudest kaitsemängus äkki annab kohe mingit efekti, et seal olid ikka asjad, oli näha, et seal olid kaitses päris lappes. Isegi selle lühikese video pealt, mida õnnestus vaadata. Aga loomulikult see koht, see riik ja liiga, kus ta läheb, see on nagu äge, rahvast käib staadionil ja siuke ehe jalgpallivärk on seal Šoti liigas, et seda tasub nagu igat pidi sisse hingata ja endasse ammutada nagu. Kui võimalus tekib, siis ma küll soovitaks vaatama minna, küll natukene pole kaugel, aga soovitaks vaatama minna ja soovitaks võimalustel sinna mängima minna ja kõik see Iirimaa liiga, Šotimaa liiga on ju, et need Briti saarte jalgpalliliigad on nagu giftid ja seal siuke eestlane ikkagi loodetavasti karastub. Jah, jaanuarikuust läheb ülemineku aken lahti, siis ta saab ametlikult nii-öelda võistkonda üles anda 3. jaanuaril esimene mäng Kilmarnock versus Hibernian juba, nii et kaua pool oodata. Ja enne seda jõuavad veel päris mitu mängu mängida. Ja, siin on 30. mäng ja enne seda veel on ka kas 2 mängu on äkki enne aastavahetust. Et seal see Briti saartele klassikaline Briti jõulu- ja aastavahetuse perioodi jalkas. Et laupäeval oli mäng ja siis ongi järgmine laupäev ongi 27. Nii et soovime edu selles suhtes, et koht on loodetavasti õige ja liiga parra tasemega, et seal kand maha saada ja siis saab igas mõttes edasi teha kvaliteedis. Nojah, aga seal ikka, see vajab harjumist selle, et ma jällegi selle video põhjal siis, olles ka kokku puutunud selle Briti saarte meeskondadega, siis seal ikkagi meestel, ütleme, et jalgpallisärgi varrukad, nad nagu väga nagu ei lötenda käe juures, et seal on ikkagi biitsepsid on päris korralikud ja haiget saada ei kardeta. Et seal siis saadame Larseni siis sõbraliku soovitusega sinna, et seal ära hakka seda märki näitama niimoodi. seal tuleb natukene teistmoodi toimetada. Jah, tabelisse vaadates tõesti ega seal midagi hõisata ei ole otseselt, aga midagi väga, väga hullu või kadunud ka veel. Annab veel rabeled üles-poole. Hooaeg on veel poole peal. Huvitav ju vaadata, et Premium liigast teine meeski Šotimaa kõrgliigas, aga liider Gabore Hartsiga. Harts on endiselt seal Celticust ees. Celticus on ju väga, väga keeruline hooaeg olnud. See on väga tormiline. Väga kummalised peatreeneri vahetused ja ebaõnnestumised, et seal on nagu aken olemas justkui, et Hartsil tõeline šokk korda saata, et ja Rangers on veel lausa 4, eks ju, et isegi Motherwellist tagapool veel hetkel. Neil on 1 mäng vähem küll peetud, et võib-olla nad tõusevad veel mööda, aga ühesõnaga Harts endiselt liidri kohta hoidmas. 18 mängu, 12 võitu, 5 viiki, 1 kaotus ainult. Ja selle peale võiks siis korra välja võtta ka selle, mida siis Gabor on teinud. Väga palju vist. Ma kohe teen seda. Et ei ole näidata. Gaboril siis sel hooajal. Vähem kui Promise David, kes eile Kilmarnocki vastu on värava söödu just sel puhul. 8 mängu, 5 starti neist siis 45 minutit keskmiselt mängu kohta.
2 väravat ja 1 assist. No, midagi ikkagi. Ei, viisakas. Mis sa ütlesid, 9 mängu? 8 mängu. 8 mängu 2+1. Ei ole... Ja nüüd ütleme 4 täismängus, selles suhtes, et 4 täismängu jagu minutid. Ei ole põhjust häbenemiseks. Aga kehvem kui Promis David, kes eile jälle laksutas. Top scorer. Ja lükkab väidetavalt seal West Hami suguste puntide pakkumise tagasi. No sellest West Hami asjast on ikkagi endiselt räägitud päris kõvasti. Ma ei ole kindel nüüd, kas see tagasilükkamine vastab tõele või mitte, selles suhtes, et kui jaanuaris läheks, siis Unionil oleks vist 2 meistrite liiga mängu veel jäänud või? Jaa, aga seal on see, et Union juhib ju Belgia kõrgliigat praegu ka. Seal toimub see poolitamine. Selles suhtes, et ta võib järgmine aasta ka mängida meistrite liigat, aga nagu kas... eks seal sõltub väga palju, ma arvan, ta nõuandjatest. Kuuldavasti West Ham on Füllkrugi maha müümas või laenule saatmas AC Milani, et siis tekib see koht ju. Seal peab nüüd natuke mõtlema, et MM ka tulemas ju, et seal on variant tegelikult enda hinnalipik ja palganumber pärast MM-i ikkagi veelgi korralikumaks ju kui sa oled kursis nagu sellega, et West Ham üldiselt on ründajate surnued, selles suhtes, et seal mingisugune graafika käis just kuskil läbi, ma vaatasin, et mingisugune tšuke list oli mängijatest, kes on siis West Hamil ostetud ründajateks alates, ma ei tea, alates 2010 või midagi sellist. Ja see statistika oli nagu ikka päris rajult kehv, nagu mis seal mingi umbes... Antonio õnnestus. 50 mängijast mingi 3-4 õnnestujat äkki või? Antonio oli üks, kes siis enne seda liiklusõnnetust. Ja aga Union ju tegelikult võib meistrite liigas ka veel edasi saada. No võib, aga see vist väga tõenäoline ei tundunud olevat. Praegu on ju 1 punkt vahet. Aga kellega neil mängida on veel? Aga see võib olla surnued või mitte, aga need West Hami sugused meeskonnad, neil on palju raha. Sul on palju raha, sa mängid Premier League'i. Sa mängid Premier League'i ja saad vähemalt võimaluse seal. Ja sulle läbi agendi tuleb see sõnum, et see palganumber on, suurusjärk on selline. See on... Kas sa ootad pool aastat veel, sa tead, et sa Unionis mängid ka MM-il ja siis lähed. Juhul, kui sa õnnestad. See on üsna ahvatlev nagu selline pakkumine tegelikult, ka niipidi mõttes. Aga seal, meie mõistes seal ikkagi lüüakse nagu oimetuks nende eurodega või naeladega. Aga siin suvel lüüakse ka samamoodi oimetuks. Aga mõtle, magusam oleks järgmisena meistrite liigas Allianz Arenal Müncheni Bayerni vastu. See on jaanuaris, eks ju, jah? Ja viimane mäng kodus Bergamo Atalanta. No ütleme sealt lööd, viid edasi. Aga edasi pääs, kumb see tõenäolisem on, et kas sa saad või ei saa. Aga ma ütlen, see tegelikult just see faktor, et suvel on MM ja tahad ikkagi Kanada koondises mängida, eks ju, et sul on oht ikkagi West Hami minnes, et sa võib-olla ei löö seal kohe läbi ja mänguaeg kahaneb, on ju. Ja ta oli ju Kanada parima jalgpalluri valikus ka sees. Jah. Kus Kanada on ikka jõudnud. Meile kaotati ja nüüd on mitu Davidit ründajat on neil väga kõvad ja mängivad MM-il teist korda järjest. Loodame. Sellel MM-il nad ei pidanud kvalifitseeruma otselt, aga ikkagi. Ei, igatahes huvitav, pikka aega siin ju igast jutud üleval, aga mees, hoolimata kõigest, mis ta ümber ilmselt toimuda võib, hoolimata sellest mees skoorib ja on edukas. Siin on ju nalja ka tehtud, et 2 aastat tagasi Promis TNTK staadionil lõi minu Marti Kallas ja Marko Susiga penalteid ja nüüd läheb MM-ile, et äge tegelikult, kuidas elu võib muutuda. Väga kihti. Liikumistest ja üleminekutest rääkides, siis number 2 asi oli see, et Tartu Tammeka sai oma peatreeneris paika. Karel Voolaid naaseb siis peatreeneri ametisse. Viimati siis tegi seda tööd ju Paide ajal, oli siin vahepeal abitreener, abiline nõustaja nii Lätis kui siis ka Levadias viimase hooaja ja nüüd siis tagasi peatreeneriks Tammekas. Arvamused, mõtted tundus üsna äge valik Tammeka mõttes, võib-olla väike selline küsimärk tekib, et kui Tiiriku väljaütlemisi natukene kaardistada,
siis tundus, et Voolaid ikkagi päris pikalt vist mõtles, kas ta nagu läheb või ei lähe ja lõpuks läks. No seal jahiti päris pikalt allkirja ja väidetavalt mingisugune detail oli ka pikalt läbirääkimisel. Ei tea, mis see detail oli, kas palganumber või midagi muud. Tuleb juurde või ei tule. Aga ei, selles mõttes, ma mäletan üht pikket pealkirja, et midagi eelista Eestimaist, et see on kuidagi teemasse läinud ja ei, ma arvates väga äge täiendus ja ehkki ma arvan isegi, et võib-olla Tammeka sugune tiim vajab rohkem sellist raputaja treenerit, aga no mine tea, võib-olla Voolaid suudab üllatada ja ma arvates ka, ta on natukene kuidagi üle vihatud treener. Et tegelikult ju tegu on väga targa treeneriga, okei, ta on võib-olla rohkem natukene selline taktik, mitte see, kes võtaks kellegi ja paneks nagisse rippuma, aga mulle tundub, et tal on see, ma ei tea, sa oled tema riietusruumis olnud? Ei ole. Ei ole. Ma ütlen, et ma arvan, et tal on see küll ka ikkagi olemas, aga jah. See võib-olla kui hästi ta suudab seda rolli nagu täita ja ennast kehtestada, see on nagu küsimärk, aga ma ei tea, kas Tammekal on neid nii-öelda jutumärkides neid raputaja treenereid ju siin on ju proovitud ka, ma ei tea, kas me seda Lasnikovs, jah. Kas me nimetame teda raputajaks või lihtsalt asjatundmatuks. Et noh, mõeldes samas sinu selle arvamuse kasuks räägib see, et viimased 2 peatreenerit Tammekal ei ole ka pigem sellised raputaja tüüp, heas mõttes raputaja tüüpi olnud, et Pähn ja Siim Valt, et tüüpi, samas jällegi raputaja tüüpi, eks see nagu selline vähe karmim pool peab tänapäeva modernsel treeneril nagu leksikonis olema ja Arsenalis, et vajadusel see riietusruumis lett lüüa ja tegelikult Karel Voolaidil on seda kogemust tänaseks päevaks juba nii palju, ta on ju nüüd viimasel, eriti kui me võime nagu arvata, et tal seda äkki, ma ei tea, Paide ajal jäi nagu vajaka, siis nüüd, ma ei tea, Riiast ja Levadiast on see äkki mingil moel kaasa tulnud. Ja tulete meelde, Paidega ikkagi liigas ei tulnud õnnestumist, aga karika nad ju võitsid temaga ja Euroopas ka ju õnnestusid ikkagi, et see ei olnud kindlasti mingisugune selline aeg, mis oleks olnud, ma ei tea, pettumusi täis või midagi sellist, et seal oli väga häid asju ja oli neid asju, mis ei õnnestunud, aga lihtsalt vaatab siis, kuidas Tammekal minema hakkab, et kindlasti ambitsioonikas täiendus, ma ütleks selle kohta, et aga ambitsioonikas on ju ka see kontori pool, mis nüüd suvega on muutunud, et see, ma arvan, on natukene võib-olla tulem sellest kõigist, et seda on äge näha, et Tammeka organisatoorselt areneb ja see nagu seal eilsel galal ka oli vaat see video, et siis loodetavasti see kõik kandub edasi esindusmeeskonda, et loodetavasti jah, Karel selle mingisuguse muutuse toob, kas just peaksid esinelikusse pürgima, aga võiks ju ikkagi jälle selline kindel 5-6 olla. Jah, 3-aastane leping oli just, eks ju. Seal Tribüüni podcastis päris huvitavalt küsiti, et mis 3 aasta pärast, mis Tammeka oleks pidanud, kuhu oleks pidanud jõudma või mida saavutama, et seda lugeda, seda Voolaidi aega siis nii-öelda, seda lepingut õnnestumiseks. Ja seal nagu jäi kõlama see, et kui nad ei ole esinelikus eurokohal, siis see on juba ebaõnnestumine. Minu arust on natuke liiga kõrge lett praegu. Kõrge võib-olla. Me ei ole ju kuulnud meeskonna täiendust mitte midagi praegu. Et oleneb jah, mis nupud tal kasutada on, aga esinelik kõlab kuidagi liiga utoopiliselt. Aga mine tea. Ütleme siis viisakalt, et tuublist ka nüüd ei ole nüüd liiga palju mängeid kohe võtta, kes siin esinduses jalaga ukse lahti lööks, et jah, seal natukene oleneb ikkagi sellest, mis kompott seal nagu mängijates kokku raputamisest rääkides, siis mulle ikkagi meenub, et nad tahtsid varem ka üht raputajat endale, aga väidetavalt see raputaja valis teise klubi. Ja suvel ju selgus ka, et pakuti Valeri Bondarenkot neile, aga ma arvan, oli hea valik, et loobusid sellest pakkumisest. Jaa, aga ilmselgelt seal natuke mingi asja üle siis arutati, ma mõtlen klubi ja Voolaid, et
Tammeka esindusmeeskond ju treeningutega alustas ilma peatreenerita. Need olid need sellised kerged mingid sissejuhatavad treeningud, et see päris trenni periood hakkab ikkagi vist jaanuaris, ma saan aru. Jah, aga Tammeka toimetab, et aga koliti siis ütleme, kontori pool koliti sealt Tamme staadioni nendest, ma ei taha öelda katakombidega, siuke kitsaks jäänud ruumidest, sealt tribüüni all oli neil muidu kontor, mis nüüd jäi vist niisugune treenerite ruumiks, et kui nad seal toimetavad, siis on niisugune treenerite ruum ja kontor koliti mingile normaalsele kontori pinnale, kus on nagu vähe paremad töötingimused. Aknast paistab Sepa staadion. Ja. Sellest otsite lauda ka ja sotsiaalmeediast. Ja leiti. Võt, ja teisel Tartu võistkonnal on samuti asjad paika saamas, ehk siis Alo Pärngrupp paistab olevat Velkosse liikumas. Täna vist peaks see uudis ka avalikuks tulema, et ka päris selline ikkagi teistmoodi täiendus, võib-olla väike üllatus isegi, et Pärngrupp nagu tundus olevat selgelt Kalevi plaanides olevat, aga lõpuks ikkagi otsustas siis elukohta ja klubi vahetada. No ja ilmselt Kalevist tuleb veel, ma teeks tänase päeva jooksul või siis paari päeva jooksul veel uudiseid, et see on ikkagi... Ütleme, Alo Pärngrupp oli praegu Kalevi peatreener ju, seal on nüüd see koht on ju vakantne. See on vakantne jah, aga seal jah, väidetavalt juba osad uued liitujad on ka juba lahkunud. Et väidetavalt seal... Välismaalastest või? Jah. Et niimoodi ilas või? Jah. Okay. Et see revolutsioon hakkas nagu liiga kiiresti pihta ja äkki liiga äkiliselt ja kuidagi seal mingid asjad põrkusid päris kiiresti. Detsembris hakkas revolutsioon pihta 22. Nii kiiresti lausa. Nii kiiresti lausa. Ma ei tea, kas mul on, ma ei taha nagu siin mingitest, ei taha olla ebaviisakas, et avaldada mingit uudist, aga väidetavalt jah, et Toomas Maibaum on juba lahkumas. Okei. Raputus. See on tõesti raputus, jah. Kuskile mujale siis välismaale või Eestisse või? Ei, seda ma ei tea, seda ma ei oska öelda, mis tulevik toob, aga tekkisid seal päris kiiresti mingisugused sellised, ma ei tea, erimeelsused või keegi tahtis mingeid muudatusi liiga kiiresti või jäi seal mingi suhtluse taha. Vorm ei saadud piisavalt kiiresti kätte kõigil ühe. Sellepärast, et kui mõelda nüüd, siis Alo Pärngrupp ju tegelikult vähemalt minuni jõudis info, et oli ise huvitatud Kalevi peatreeneri kohast, selles jätkamisest seal kohal ja ka klubi arvestas temaga või see plaan tehti niimoodi, et Alo on peatreener. Et seal ilmselgelt midagi kuskil rappa jooksis ja nii läks. No vot, ja Velkost nii palju, et saadi siis ka endale esimest korda ju spordidirektor Mihkel Rääk, eks on siin olnud skaudina töötanud viimati vist ju Hoiko juures, eks ju, et tema siis saab Eestis esimese sellise tõsise töökoha, et väga noor mees endiselt veel, et ma ei tea, kas Eiti sinu 24 vist, noorem isegi. Noorem, no vot. Uskumatu. Et sellises vanuses juba alustatakse sellistel ametikohtadel, aga ütleme, esiliiga sellise amatöörmeeskonna, Velkot saab vist ju ikkagi mängijate mõttes sisult ju täis amatööriks. Jaanus Reitel nimetas. Et selle nagu spordidirektor olemine, see on päris nagu teistsugune töö ilmselt kui profivõistkonna või profiklubi juures on ju, et... No ma arvan, võib-olla ta tööülesanded hõlmavad ikkagi endas ka plakatite paigaldamist ja sükest. Ei, no kas just seda, aga pole mingisugust, ma ei tea... No kogu asja arendamist. Et mitte ainult esindusmeeskonnaga tegelemist, aga on ju kuulda ka, et Enrico Vensalu arvatavasti on Velkos minemas, et ma ei tea, mu sisetunne ütleb, et Velko, Viimsi, ka Elva lähevad ikkagi täis panga peale järgmine hooaeg, et Kalev, eks näis, kui hambutu või hammustusvõimeline nad järgmine aasta on, samas Maardu linnameeskonda ei tohiks justkui maha kanda, et sealt võib ka erinevaid asju oodata, et see premium-liiga koht tegelikult on ju täiesti saadaval. No see on ilmselge märk, et väike samm jälle amatöörist ma arvan, et Velko tunnetab ka praegu seda, et see võib olla nagu lihtsalt, kui teisi võistkondi vaadata, siis võib nende aasta olla. Et Viimsis on ka
me ju oleme kuulnud siin natuke ikkagi võib-olla seal mingisugused ümberkorraldused või mingisugune võib-olla verevahetus seal tekib. Noh, Kalev on praegu seal, kus Kalev on, eks ju, et nad ei pruugi kohe tagasi põrgata. Ja noh, järgmine ongi Velko ju tegelikult. Ja siin nädalavahetusel õnnestus mul, nad olid samas Puhvetis, pidasid oma mingid aasta lõpu istumist, Velko jalgpalliklubi. Ja kus meie oma selle iga-aastast jõuluistumist tegime, järgmiseks aastaks panime juba laua kinni. Hea koht, kiidan. Ja seal ikkagi, noh, ütleme, kuidas klubi nagu mõtleb ja toimetab ja nende professionaalsust, siis kui me professionaalsusest räägib ka see, et ikkagi mind tõmmati ka ikkagi, ütleme, õhtu möödudes vestlusele seal klubi juhtkonna poolt ja küsiti, et mis kell meil see salvestus ikkagi on esmaspäeval, et me ei avaldaks ennem seda Alo Pärenklubi uudist kui nemad, et nad pidid täna, ehk siis me salvestame siin 10-11 ajal, nemad pidid uudise avaldama 12 ajal, mina ütlesin, me räägime sellest kindlasti, et teie peate siis oma uudise kell 12 avaldama. Nad pidid reedel seda avaldama juba, nii et jäid ilmas natuke. Küsiti vist teiselt poolt, taheti vist pikendust saada, jah. Võib-olla samadel põhjustel, mis sa rääkisid. Äkki räägitakse ümber midagi? Te ju eelmine nädal rääkisite Elvast, et Joel Limpere on nüüd arendusjuht. Et see on ka... see tuli, kommunikeeriti välja või? See Elva tänuga alal jah, käidi välja. Tegelikult on, tundub, et juba natukene kauem ametis olnud taustal. Aga Elva järgmine aasta väidetavalt mängib oma kodumängu Tehvandi staadionil ka. See on ka muidugi huvitav lükke. Oota, mis põhjusel? Parem muru, valgustus, tribüün katusega. Paremad olmeruumid. No see ei ole argument. Tehvandil. Elvast. Elvas on, ei jummal. Mis see distants on? See on mingi 10-15 pilti? No ma vaatan ajaliselt tavalist. 20 minutit. Ei no Tehvandi, Elvas on Elva. See Elva võlu ju selles mingi vahe ju, neil oli ju see publiku arv oli ka päris suur. Kus need kohalikud sinna jõuavad siis? Tekib küsimus. Jah, väidetavalt tahavad kogukonnajuhti, nii et edu talle. Okei, päris huvitav. Treeneritest rääkides veel siis Pärnu Vaprus tegi päris huvitav lükk tuues siis Taavi Viigi enda juurde. Flora duublis ja vahepeal ju eelmisel aastal veel saab praegu öelda ka peatreeneri kohuseid täitnud mehe siis Igor Prensi kõrvale Henri Rüütli asemele, siis Henri Rüütli vist ma saan noorte peale. Et päris äge lüke, aga noh, minu, kuidagi, ma ei tea, kas esimene mõte, aga üks neid mõtteid oli see, et noh, kui mingil hetkel nüüd läheb Prinsiga kehvasti, siis sul on väga hea vend kohe asemele panna. No jaa, aga samas ei tea, mis Henri Rüütli enda arvamus oli või kas seal oli midagi varasemalt läbi räägitud, aga tegelikult ju ütleme, praegu natukene nagu tehakse muudatusi toimivas asjas. Pärnu Vapruse poolt vaadates, et väike risk võetakse, aga jällegi, nii palju kui Lillekülast on kuulda, siis Taavi Viik ikkagi pärast seda, et kui ta selle maitse suhu sai, kui ta esindusmeeskonna peatreener oli, siis inimlikult on ju mõistetav, et tagasi, ütleme siis terve hooaja tegelikult tegi sammu võrra allapoole tagasi minna uuesti, võib-olla keeruline, aga maitse on suhu saadud esindusmeeskonna premium-liiga näol. Siis tuleb selline strateegiline mõtlemine tuleb ikkagi teda väga hinnatakse ka mängu panna. Ja teda hinnati väga Floras ka lihtsalt Konstantin Vassiljev aasta parim treener, et keeruline nagu seda ametit valesti nagu ei tehtud, jah, praegu seisuga tundub niimoodi. Aga noh, ma ei tea, kas Viik võtab siis sae kaasa igaks juks või? Niimoodi ei mõtle nagu ju tegelikult väga keegine. Ei kujuta ette vähemalt, et mõtleks, et loomulikult sa oma peas mängid sellist stsenaariumit läbi, aga kui sa nagu sellise plaaniga lähed, siis ei ole pikka pidu sul ei abitreeneri, kolmanda treenerina, peatreeneri ega väravahtide treenerina, et on vaja ikkagi olla meeskonna mängija ja teha oma asja nagu sirge seljaga. Just, ja Ken Kallaste siis lõpetab mängikarjääri ja asub siis Levadia abitreeneriks. Aga Pärnu puhul veel, Pärnu ju võttis veel mängijad jõuame selleni, jah. Et Pärnu käis Floras shoppamas. Jah, seda küll. Juba jagatakse Palbergi taha. Aga Kallaste siis on siis üks Ahoiko assistenti nüüd koos Strutškovi ja
kes seal oli, Londak ja see Kotenko, Kotenko, Kotenko mitte Londak, eks ju, ja Kovtunovitš jäi, tema oli kogu aeg seotud olnud. Juba minu ajal. Koft. Ei olnud. Koft. Mitte Kovtunovitš. Ehk siis suuri üllatusi ei ole ilmselt, see Kallaste lõpetamine võib-olla oli see, okei. Aga see ei ole ka otseselt üllatus, et ta lõpetas, eks ju, et arvestades, kui nagu vähe ta mängis siin eelmisel ajal. Kuskil oli kirjas, et kas Levadia vist ise äkki tänas teda ja et Levadia eest sai Ken Kallaste kirja 9 ametlikku mängu või mingi siuke number ilmus, ilmselt küll, et see mängijana tema roll enam väljaku peal vähemalt ei olnud nii suur, ilmselt riiesruumis oli asi teistmoodi, aga eks ta seal võistkonna esindajana oli ju protokollis rohkem kui varumängijana, rääkimata põhimängijast. Tundub, et järgmisel aastal on ka pigem esindaja rollis. Treenerit nimekirjas ei ole leitav. Nojah, mees ju siin hooaja lõpufaasis, selle hooaja, lõppenud hooaja lõpufaasis ju pingi peal oli näha, kuidas ta seal ta hakkas vaikselt, hakkas rolli sisse elama ju, ta jagas seal Kurro Torresele mingid näpunäiteid ja juba toimetas seal küljejoone taga, et tal on mingisugused need isikuomadused on olemas, mis on eelduseks nagu selliseks heaks treenerite tiimi osaks saamiseks. No selline elav, energiline ei ole ütleme tunnetab seda tiimikeemiat päris hästi. Ma ei ütle, et mingi peatreeneri materjali seal hullult on vähemalt hetkeseisuga. Aga ma arvan, et päris nutikas lüke, siis ma ei tea, kas Saho Vaiko poolt või klubi poolt või kes iganes. Sellepärast, et ma olen mujalt ka kuulnud, et tegelikult on Kallaste puhul nagu kombatud, et mis plaanid on just isikuomadusi arvestades, et sobiks kuskil, et alustaks mingit treeneriteed teises klubis ka on pakutud või on kombatud. Ta võib päris hea sild olla nagu meeskonna ja peatreeneri vahel. Ta ju saab ju väga ütleme suhteliselt sarnane nagu tüüp Tarmo Kingile, kes on ka tegelikult selles rollis, mis ta on ütlemata kasulik. Aga see, et Kallaste puhul nagu ühtegi koolitust vist justkui nagu läbinud ei ole või ma ei tea, kas koolitust või litsentsi tal ei ole. Ei ole isegi seda rahva jalgpalli litsentsi. Justkui ei olekski nagu ette valmistanud ennast selleks, et selline samm tuleb. Aga ütleme, esindusmeeskonna nagu abitreeneriga see midagi otseselt see litsents sulle nagu milleski ei takista vist tegelikult, et mingit treeneri palka riik vist kinni ei maksa, on ju sellisel, ma ei tea, kas profitreeneritel üldse mingis osas maksab riik kinni või? Kurro Torrese palka maksis natukene riik kinni vaevalt ju. See on ikka noortetreenerite teema vist. Kurro Torresel aga seal see EOK sellega ju seotud. Või mõtleme kõik need asjad, et seal süsteemis teda ei ole, aga tegelikult kogu oma tööd sa saad ju tegelikult samamoodi teha, et pigem mängude ajal lihtsalt pannakse mõni muu roll talle külge. Kink on ju olnud ka, mis oli erivajadustega inimeste spetsialist. Nojah, aga eks see need koolitustel käimine, ega selles mõttes Ken Kallaste peale mõeldes, tal on ka välisklubisid olnud, ta on näinud erinevaid treenereid, aga see on ka kõik, et see koolituse üks ju eesmärk on ka, et see nagu vaade natukene laiemaks teha, et see jalgpall on palju suurem kui see, mida sa ise ainult mängijana kogenud oled, et see on see peamine argument, miks nendel koolitustel nagu tasub käia ja ma olen üsna, ma ei tea, kas veendunud, aga arvan, et Kallaste ühel hetkel neid ka tegema hakkab siin jalgpalliliidus. Nii, oleme jõudnud siis mängijate juurde ja Tristan Pajo käis siin juba vihjena läbi. Pajo siis jätkab Vapruses, mis justkui ei olekski eriline uudis, aga tegelikult ju Pärnu Vaprus ostis ta Floralt välja, ehk siis Pärnu Vapruse esimene päris ostu-müügitehing, või mitte ostu-müügitehing, aga ostutehing, ehk siis käidi reaalselt raha välja Floral tema eest ja päris ka selline ambitsioonikas ja äge lüke tegelikult. Pajo sinna Vaprusse sobis, ta mängija nagu positiivsed head omadused tulid seal väga hästi välja ja selgelt ta ise tahtis seal jätkata ka, et kihvt. Mõnikümmend 000 käidi välja ja Vapruse poolest ju väga selles mõttes loogiline ja äge, aga Pajo mõttes, et miks ta nagu Florasse ei sobi siis?
No see on see teema, millest me rääkisime eelmine kord, aga no ei saa seda ju, pole teiste asi, nagu kui inimene Pärnu klubi hästi hindab Pajo, ta on ka tõestanud, et on põhjust hindamiseks või olla hinnatud. Et mingid asjad lihtsalt nagu klapivad ja kui ta ise ka tahab, siis on ju kõik arusaadav. Teed ühe väga-väga korraliku hooaja veel ja seal tõenäoliselt võib-olla teistpidi müügiartikkel juba kuskile välismaal, et me näeme, et Paalbergi pealt me ei ole veel näinud seda, aga tõenäoliselt ta läheb kuskile välismaale, eks ju, selle talve jooksul lõinu, et ei ole niimoodi, nagu sina rääkisid, et vaprust sa pead kõigepealt Eesti tippklubisse minema, et sa võid ka otse välismaale minna. Paalbergi kohta pidi tulema alles jaanuaris uudiseid, et seal mitte et ei veni, aga arutatakse, aga enne jaanuari vist midagi väga ei tule arvatakse. Vahele ka, et natukene võib-olla aga aga ega mu seisukoht ei ole muutunud. Minu seisukoht ei ole selles, see ei muutu, ega sellega, et Pärnu nüüd müüb otse Paalbergi, ma ei tea, Hollandi kõrgliiga punti, kes annab ta oma farmklubisse või duubelmeeskonda siis mänguaega hankima, maksab ta eest 200 000. See ei muuda mu nagu seisukohta. Et mina pigem usun sellesse, seda ma olen siin jahunud pikka aega. Et mul on siiralt hea meel, kui konkreetselt hetkel me räägime Paalbergist, kui ta suudab vastupidist tõestada, siis on, ma olen õnnelik. Me ju saame Eesti jalgpalli, meil on jälle üks mängija, kes on talent, kes on teemant, kes vajab eri tähelepanu, eri kohtlemist, eri tööd. Et siis on mul hea meel, aga endiselt ma ei usu, et see on nagu kõige lihtsam tee. Kas peabki kõige lihtsama tee valima? Lihtsam on võib-olla kehva, loogiline, kõige loogilisem. Aga samas vaata, kui sa oled aasta veel Eestis, siis sa oled aasta veel Eestis. Nagu lagi ikkagi ju justkui võiks mingisuguse loogika järgi muutuda madalamaks sellega. Aga seal on ka see jälle, et kui ta läheks tippklubisse, siis euromängud, kus on ka võimalik särada, silma jääda. Me ju lihtsalt päeva lõpuks ei tea, kumb see tee on õige. Lihtsalt jääb loota üle, et see... me teame tänase päevani, me teame, mis on õige tee selles mõttes, et senimaani on olnud õige tee selline, nagu mina olen ju rääkinud. Mitte, ma ei taha nagu mingit arvamust või seisukohta peale suruda, aga meil ju puuduvad vastupidised näited hetkel. Meil ei ole sellist näidet, ehk siis praegu luuakse pretsedent võib-olla. See tähendab võib-olla seda, et meil ei ole piisavalt head mängijat olnud sellises klubis, kes oleks saanud minna otse välismaale. Ma arvan, meil pigem puudub niipidi see näide. On ju tulnud, on ikka häid mängijad, aga need head mängijad on Eesti tippklubide poolt üles korjatud. Või üldjuhul on otsustatud seda teed minna. Ma ei tea, kus siis see vana koduklubi mängija ise, kes iganes selle otsuse on teinud. Aga pigem on see ju niimoodi olnud. Meil ei ole lihtsalt selle kohast näidet hetkel võrdluseks võtta. Okei, Vaprosse läks siis veel Sten Jakob Viidas Narva Transist kindlasti sinna ründeosakonda korralik jõud juurde. Ja kui siin hakkab täitsa ju ilmet võtma see koosseis juba, et seal rünnakul on ju Paalberg, eeldame, et Paalberg läheb ära. Palatu ju ei välistanud, et isegi sinna võib-olla tuuakse välismaalt keegi asemele, kes väravaid lööb. Et seal on endiselt ju Limberg, kes on nüüd vanem aasta kogenum. Ääre peal, Kevin Kauber on seal alles, Viidas on alles. Et mehi tegelikult ju endiselt, või mehi on seal, kes oskavad mängu teha. Pajo nende all. Eks seal noortest ka ikkagi tõstetakse pead. Et seal ju oli see U21 tiim, tõusis esiliiga B-sse. Et see noortetöö on päris tugevaks muutunud Vaproses. Viidas peab oma numbreid tõstma kindlasti. Ja Pärnu ka, ma eeldan, et ootab seda. Sest need ikka lahjad on nagu, ütleme... see lõppenud hooaeg oli lahja, jah? Transis. Ta ütles ka, et ta nagu tundis, et ta mängis natuke valvepositsioonil päris palju aega, et vahepeal seal isegi äärekaitses, et... Ja see vorm, seal Soomes, tase, liigatase oli madalam, aga seal ta lõi ju kamaluga. Et mees ikkagi mõikab nagu seda palli sinna võrku sättida küll.
sest jalgpall on nii siin meil Premium-liigas kui Soomes tugevuselt teises või kolmandas liigas samasugune. Olukorrad korduvad. Joosas Saliste Levadiasse. Ka asi, mis siin... Ammu räägitud asjad. Lähme edasi. Ei olnud midagi üllatuslikku. Küll aga Brent Lepistu olukord on vist praegu selgelt lahtisem, sest me kunagi rääkisime ju, et Saliste ja Lepistu tunduvad olevat Paidesse liikumas või tähendab me rääkisime Turri kohta. Turri, eks ju, jah. Ja Turri ja Lepistu siis, jah. Ja aga jah, Lepistu kohta nüüd signaalid on ikkagi viimase nädala jooksul, mina olen kuulnud küll vähemalt, et Paide vist pigem ikkagi ei ole teda võtmas endale. Lavalt maasse pakkumine, jah. Ehk siis... Või tähendab konkreetselt pakkumist ei olnud. Lõpuks vist nagu pakkumist kui sellist, pane siia allkirja alla, seda see aasta ei olnud. See variant on maas laualt. Variant on maas laualt vist, jah, nii palju kui mina olen kuulnud. Ja, aga nüüd ongi küsimus selles, et ega mees siis nagu ripakele ei jää ometi, sest Flora ei soovi teda, tema ei soovi Florat ka ilmselt või võib-olla kui Flora mingisugune pakkumised, eks võib-olla sooviks ka viimase hädas. Levadiast ta just lahkus, eks ju. Kalju kuuldavasti nagu vanemaid mängeid ei vaata praegu üldse, kui Paide ka teda ei taha, siis eeldusel, et sa tahad nagu Tallinnasse jääda. Nõmme United. Või Harju, Kuressaare. Harju ka veeltavalt ei ole vanematest mängest huvitatud. Et sul Nõmme United ja Kuressaare päriselt või? Ja see on nagu nii, vaata, see on nii, ma tean, see on nii, ma tunnen Brenti, ma olen taga ka nüüd viimase 7 päeva jooksul telefonitsi päris pikalt rääkinud korra. Väga pikk. Muide, siia vahele põikan ka üks päev jälle helistas mulle vana meeskonnakaaslane, kes nüüdseks elab välismaal, toimetab hoopis teisel elualal. See on nagu äge, et korra kvartalis helistab, aga kõne kestis circa 3 tundi. Et ma jõudsin Nõmme kaudu Õismäelt Kadriorgu koju, tegin 8-kilomeetrise jooksuringi ära ja siis, kui tagasi koju jõudsin, siis kõne lõppes, et siuksed vanad meeskonnakaaslased. Sa võtsid vastu paint laua peal? Ei, mul oli kõrvaklappiga veel. Et, aga see, vaata, Lepistu kaasusest nagu rääkides, see meil on vaja sellest võib erisaate teha, nagu ma võin nagu oma kogemusest nagu teise nurga alt rääkida sellest, kuidas, mis nagu sellisel hetkel, ma ei tea, eelkõige siis mina räägin enda võtmes nagu jalgpallurist või Eesti tasemel jalgpallurist, Eesti kõrgliiga tasemel profimängijast. Et mis emotsioone või tundeid või asju see või tekitab selline hetk, et kui ühel hetkel me inimesena me tahame olla tahetud, see on üks kõige olulisemaid nagu selliseid tundeid, mida inimene tahab tunda tegelikult, tunnistame seda või mitte, aga ma ei tea, panen naise perspektiivis, perekonna perspektiivis, et tööandja, kontor, klubi, jalgpalliklubi, et see tunne, et sa oled tahetud, sind tahetakse, see on jälle selline asi, mida me hindame alles siis, kui me saame tunda seda, et meid enam ei taheta. Ja see võib olla paganama siuke karm teada saamine või enesele tunnistamine, et olen tahetud, olen vajatud. Lepingu läbirääkimised on käinud, ma ei tea, 15 minutit, teeme, palgatõus selline, okei, davai, teeme kaasa, okei. Oled väärtuslik, oled vajalik, oled osa. Ja siis ühel hetkel see nagu noaga, läinud. Et jah, ma ei hakka siin nagu pikemalt rääkima, et mina olen ju selle tee omal moel läbi käinud ja ühel hetkel on nagu õige hetk sellest ka rääkida, mis nagu päriselt tegelikult minuga toimus või mis seisus ma olin või mis seal kõik nagu kokku jooksis. Aga ja siis on lihtsalt nagu klubi poolt on ju, tuleb, see on paratamatus, tuleb lihtsalt ma ei tea, Instagrami, Facebooki teavitus või pressiteade, aitäh. Et lõppeb asi, et täname panuse eest nägemist. Ja siis on nagu voila, kui karm reaalsus. Ja ega ta nagu
lihtne olukord pole ja me räägime 32 aast-, on ta 32 on ju? Saab 33 nüüd uuel aastal, jah. 32 aastasest, Ei no see on selge, vaata, et sul nagu mänge kvaliteeti vaadates, sul on koht Premier League'is nagu selgelt peaks olemas olema, on ju. Lihtsalt vaata, seal ongi kõik need muud asjad, su vanus, mingisugused võib-olla eelnevad kogemused või mingisugused pikkide ristumised kellegagi ja lihtsalt need olud on hetkel sellised, et justkui oledki selline, et sul ei olegi nagu kuskile minna. Jaa, aga seal on ka seal on see teine see dimensioon sellel asjal, et nagu ka minu puhul, ma olin TVMK, Flora, Levadia, Tammeka ka alguses, on karjääri alguses. Et seal tekib see teine asi ka, et nagu ma ei tea, kuidas see siis nüüd ilusalt kõlab, aga mis ma nüüd siis lähen nagu Kuressaare ukse taha või? Jaas, nagu selles mõttes mitte nagu alvustavas mõttes, aga see võitlus iseendaga, et nüüd ongi see, on ju. Aga oma ette küsimus on see, et kas on see hetk, kas 32-aastasel Brent Lepistul, kas tal on see hetk, aga et see nagu võitlus ka iseendaga. Ja seal tekibki siis see küsimus, kui väga ma tahan lihtsalt jalkat mängida, kui väga mõjutab see, et ma nagu reaalselt, ma ei tea, mis ma edasi teen, mul puudub plaan, kindlustunne või ma armastan nii hullult jalgpalli, et seal on kõik need küljed, mis hakkavad mängima, aga jah, et sa oled nagu mänginud tiitlimängu enamus ajast oma karjäärist, on ju, et nüüd lähed siis, see ukse taha kraapima on nagu kehva väljend, aga ennast pakkuma, on ju, et eks seal on nagu hästi palju sellist mentaalsel tasemel sellist asju, aga jällegi, et ma räägin, et tee erisaade kunagi, me räägime sellest, see tuleb tähtajalise lepinguga inimese vaimsest stragelist. Mitte seda tähtajaline leping, aga see on ju suur asi tegelikult. Vaata. Meil jalgpalluritel on kõigil tähtajalised lepingud terve karjääri. Ei no mõtlengi, tavainimene ei pruugigi ju mitte kunagi elus ollagi selles olukorras, et tead, mul lõpeb leping ära ja mul ei ole midagi edasi teha võib-olla. Et see on see võib-olla sama, kui siin, ma ei tea, saad mingi koondamist teata, võib-olla see on nagu sama olukord. Aga lihtsalt jalgpalluril see on ju nagu selles suhtes nagu harjumuspärane olukord, et sa tead, et sul mingi leping lõpeb ja siis sa pead endale midagi edasi leidma sealt, kui sa tahad edasi mängida. Ja sellega leiba teenida. Jah, et jah, aga nagu ma ütlesin, et saab kunagi sellest rääkida, et see on päris huvitav kuulamine oleks, ma arvan. Igatahes jah, tasub seal silma peal hoida, mis siis Lepistu kaasusest saab, sest ütleme, kui sa tahad Tallinnas mängida profi jalgpalli, siis päris mitmed variandid tundub, et on temaks laualt maas hetkel lihtsalt, et kas seal on kas sul on nagu sellises vanuses, sellises, ma ei tea, pereolukorras, kus sul on väike laps, sul on kodu Tallinnas, kas sa tahad kuskile mujale kolida mingisse muusse linna, ma ei tea, Narva, Tartusse, Pärnusse, on ju faktorid on palju, on ju. Jah, faktorid on palju. Ja lihtsalt mitte, et kindlasti me teaks, et Narva Trans või Tartu Tammeka või Pärnu Vaprustada ilmselt ei tahab, on ju. Et lihtsalt teoreetiliselt rääkida. Jah, aga ma eeldan, et ta ei tea hetkel ise ka, et see on talle ka selline uus olukord ja eks inimlikult, loomulikult on sul mure ja teda tundes ma tean, et ta ju, ega ta ei, ma ütlen veel kord, 32. Miks me siin Eesti pinnal arvame, et me nimetame mingiks nagu juba vaikselt vanaks mängijaks? See on kogenud mängija, 32. Peaaegu nagu, eriti seda positsiooni arvestades, mis tema on siis number 6 ja keskkaitse. Peaaegu et prime time'i aeg. Podoluusin on, mis ta on? Aasta vanem. Thiago Silva teeb siin lepinguid 41. Portosse, Portugali liiderpunti, on ju. Et mina küll loodan, ta lisab mingit moodi värvi ikkagi siia meie liigasse ja ei taha seda Eesti liigat ju selliseks tasaseks, igavaks plödiks ka muuta. Et sellised karakterid, meeldib see meile, kas see indiviid meeldib meile või mitte, aga ta lisab nagu kõik sellised tegelinskid lisavad meie liigale värvi ja jutuainet ja kõik asju. Ei no kahtlemata, kvaliteetne mängid oli ju koondises sel aastal, oli ju Eesti koondises, et see, ja panite tähele, teda nagu kuidagi ma ei tea, ära kaotada. Ja panite tähele pärast koondises, kui ta oli koondises, pärast seda Levadias sisuliselt
mängu ei pandudki. Panite tähele või? Kui ta läks koondisest tagasi, see oli ju see oli suveaken ja juunikuu. Ja pärast seda oli nagu, ma ei taha öelda, et maamuna pealt pühitud, aga sisuliselt temaga Kurro Torres ei arvestanud pärast seda enam väga. See oli väga veider. Ja mõeldes nagu tema sellele hooajale, siis see võib olla ka nagu siuke mitte vau-efekt, aga nagu mõnes mõttes vau-efekt ka. Et sa tuled nagu, ta sai üle mõne aja ju koondisesse tegelikult. Üle päris pika aja. Ja üle väga pika aja. Et sul tuleb siuke ülesse. Siis lähed koondisest, lähed nagu klubisse tagasi ja siis leidis pingilt. Mis värk on. Ja eks see on nagu vaimselt kurnav. Jah, Levadiast tuli veel üks väiksem uudis, Aleksandr Zakarjuka siis pikendas lepingut Levadiaga, eks tema jätkab. Marko Luka Florast ära ja Kuressaarde. Võib-olla tundus väike üllatus minu jaoks vähemalt, sest kui tuli uudis, et Florast ei jätka, Pelle Pohlak ütles selle välja mingi hetk, siis mulle tundus küll, et oleks päris hea nagu variant isegi eelkõige siis Levadiale ja Paidele, kes on ju ikkagi otsivad neid Eestis treenitud mängijad endale koosseisu, et kellel nagu iga selline vähegi kvaliteetsem Eesti jalgpallur on ju väga hinnas. Ja Luka on siuke universaalne mängija ka. Luka on universaalne, ta on Floras ju aastaid ikkagi mänginud, mitmekordne Eesti meister siin vahepeal juba on, et uue vist. Jah, tõesti 6 korda, 120 kopikatega mänge. Päris hea tabavuse protsendiga. et see nagu minu jaoks oli küll vähemalt natuke üllatus, et ta Kuressaares mandus, et oleks nagu isegi eeldanud, et tal on Kosilasi kõrgemalt. Aga tal on ju ajalugu Kuressaarega olemas. On. Ja saab tagasi Florasse. Jah, pool aastat oli ja siis võeti Florasse tagasi, et võib-olla loodub seekord samamoodi. Et Floral oli ju see, mis aastal see oli, 2020 või 2021 äkki, kui oligi, Floral oli kaitses, oli vigastused, oli kriis ja... Aga varasem aeg veel sellest. Mina ju hakkasin, mina olin Floras koos temaga ja kas ta ei tulnud tol ajal juba? Ta vist oli kunagi äkki enne seda ka või? Ei, ma mõtlengi, et mina ju hakkasin, kui mina mängisin Floras, siis mina tegin temaga koos, kas ühe hooaja või treenisime koos või midagi sellist. Vahepeal oli Kalevis. Pärnust tuli ju, ei tulnud või? Jaa, Pärnus oli. Ja Vändras oli ju. Jah, võib-olla tuli Pärnust. Vändra Vaprus, jah. Just ta läks Kalevisse lainule. Florast on, jah. Teil Seino jogis. Jah. See oli mul täitsa meelest näinud. Jah, Pärnu, Flora, Kalev, jah, Kalevis oli 2018 laenu. Siuke kuidagi Wikipedia leht, mida pole vist väga ammu vaadanud, et meelde vahetada mingid asju, jah. Kuressaarest oli ikkagi 2019-2021, aga lõpuosa sellest oli Floras. Sa rääkisid sellest võtmest, et oleks võinud sinna minna, aga kidamis Kuressaaret, et ega nemad tunnetasid ka, et nemad ju päevad, nüüd sai kindlaks, et nad Premium-liiga koha säilitsid, siis nad ju on näha, et üritavad oma asendaja Märten Pajunurmele. No, kui otsida kapteni materjali. Jah, kindlasti kapteni materjali on küll mängustiililt vähe erinev, aga selles mõttes, et Kuressaarelt ju osavlükke ja kasutati nagu võimalus ära või siis räägiti seal juba, eks seal Kuressaare äkki eelisseisus nagu Florast mängijate saamises, et äkki seal oli mingi info ja kokkulepped varasemalt olemas, aga Kuressaarel on ka ju vaja tugevdada, et nad ei taha, nad tuletame meelde, nad mängisid ülemineku mängu, et nad olid ju ääre peal. Just ja ütleme, sel aastal oli ju Kalev oli selgelt ikkagi nõrgem teistest, nüüd tuleb Nõmme United üles, kes nagu võiks vähemalt nimede poolest olla ju ikkagi selgelt kõvem võistkond, kui Kalev oli sel aastal. Et Kure võib-olla natuke tunnetab seda, et et kui me midagi ei tee, siis me jääme viimaseks. Jah, aga mis see kunagi vahepeal kuulsin mingit Antonovi juttu, Florasse siin saates rääkisime ka, aga sellest ei ole ka midagi kuulda, et treeningut pole veel alanud, et kas Antonov tegi pool aastat proviperioodi Kuressaares ja sellepärast, et enne ju, kui ta tuli välismaalt sealt Kuveidist või kus ta Bahrainis, Kuveidist. Esiligast. Kuveidist tagasi tuli, siis ta ju tegelikult üsna pikalt treenis Floraga. Circa äkki 6 aega.
aga lõpuks sõlmis lepingu Kuressaarega, et kas käis nagu prooviperioodil, et Kuressaskaudid sealt kõrval väljakult avastasite? Või siis käisid asjad lihtsamalt? Vot nii, Paul Marin lahkub Kaljust. Ei tea veel kuhu, aga Premier League mingisse teise klubisse. Lõpetati varem leping. Niimoodi, tal oli ju no seal vist tal oli aasta lepingut veel. Suusad risti klubiga kuuldavasti. Et... No Tammeka stories oli ju mingisugune teaser, et kui küsiti, et keda oodata võib, see oli Voolaiaga seotud, siis keegi kirjutas, et Maarin ja siis pandi Maarinist pilt, et eks siis paneme oma jõulusoovidesse kirja. Oleks nagu kuidagi loogiline samm. Minul ka, kui ma nägin, et ta ka just ära läps, mul Tammeka millegi pärast nagu tuli esimesena pähe. Et kõlab. Ja ta ütles välja ka, et või klubi Nõmme Kalju ütles välja, et ta jätkab Premium Liigas. Aga me ei ütle veel kus. Vot nii. Nii et sellised asjad siin jõulueelsel nädalal ikkagi jututeemasid tuli päris palju. Oota, Murad Velijev. Ja Murad Velijev Transi. See on hea täiendus. Jah, mees on Aserbaidžaanist tagasi ja tagasi meie radaril. Ja Košohovski ka. Uus leping, mis on jällegi mingi asi. Sul on aasta oli jäänud lepingut ja siis Narva Trans pikendab peatreeneriga veel nagu edasi. See on tase. Ei, selles mõttes, et kiitus nagu, et Narva Transis on ka nagu profiliiga. Jällegi ma arvan, et seal on hästi tugev mõjutus on Roman Košohovskil seal konkreetselt. Et see kultuur ja see nägemus, mis ta sinna majja on toonud, ma arvan, et see on ka teda ümbritsevaid neid ametnikke või klubitöötajaid, ma ei tea, siis paremaks teinud või näevad mingit pikemat pilti. Isegi ju Konstantin Burdakov käib mängijad skautimas, et see on nagu Afrikas. Igal pool, nii. Ja väidetavalt ikkagi väravahtide osakond saab ka õige pea täiendust. Välismaal mänginud väravahiga. Eesti väravahiga. No ta ütle nüüd, Heiti, sa pole ammu käinud saates, aga pauguta nimed välja, sa eelmine kord käisidki sina ja siis sa paistsid silma sellega, et sa ju ei avaldanud seda. Ma ei tea, kas ma tohin. Selles on probleem. Linna peal jutud käivad, on alati lahendus. No mina olen kuulnud. Ivanen või? Ei, seal natukene ikkagi Itaalia poolt tuuakse üks mees ära. Pareiko? Jah. Matrossov ju jättis üvasti nüüd vist. Ei, mõlemad väravahid saadeti sealt, need, kes mängisid see hooaeg. Aga Kreismer ei ole ka ju kuskile maal. Veel ei ole, jah. Et ta ju rääkis, et tahaks Premium Liigas jätkata. Et ütleme, mulje jäi selline, et probleem ei ole uued. Väravaid on väga hinnas. Okay. Ei, no väravahtidega on ikka päris... Väravahtide kohad on suht täis Eesti Premium Liigas. Ma mõtlengi, et kui ta seal Transis juba oli teine number suuresti, siis... Kõik on suht mehitatud. No võib-olla mingid liikumisi kuskil veel, aga ütleme neid, kus võib liikumisi olla, eelkõige näiteks Floras seal on ju nagu pingilt kohe sul mitu tükki asemele võtta, et Floras on korras, Levadias on korras, Kaljus on korras. Harjus on küsimärk, Baturin nüüd lahkus on ju, kas nad annavad sellele enda Vainulale või toovad kellegi Vainula esimeseks, Kreismer teiseks. Kindlasti meeldiks Kreismerile. No jaa, aga konkurents. Ja ega jah, suures plaanis, Kaljul on 2 väravahti olemas, Levadial, mingi hetk oli ju mingisugune justkui jutt, et ma ei tea, kas Valnerit tahetakse asendada kellegagi, aga sul on Premium Liiga parim väravaht, aasta väravaht, millest me räägime, on. Ja Ani on ka ju täitsa nagu selline hea teine number. Oota, jutud käisid, et Valnerist, mis asja? Ma kunagi ammu nagu mingit juttu kuulsin, et Levadia võib-olla mõtleb selle peale või tahab, aga võib-olla see Valner on leping ju olemas Levadiaga, et seal 2026. aasta lõpuni. Neil on Aniga ühe pikad lepingud minu arust, kui ma õigesti mäletan. See oli ka enne Sahovaiko aega, et eks seal uus ajastu nüüd alanda, eks ju. Jaa, aga kõigepealt peame saama meie siis esiväravahi asjad paika, et ega tema ei ole ka lihtsas olukorras. Nüüd Sokkernetile antud intervjuus ta ise ka ju vihjas, et ega ta olukorraga rahul ei ole. Karl Jakob Ainast siis räägime, kes on selge teine number ja see lükkab igasugused mis siin siis need teooriad, mis siin, kui ta sainis või allkirjastas laenulepingu selle Bremeniga, siis oli, et läheb ikka esinumbriks, mis mina ju vaidlesin vastu, sa ei saa, ei minda esinumbriks lihtsalt, nagu selles mõttes, et sa pead ikkagi selle koha eest nagu võitlema.
ka sellisel tasemel, kus need jutuajamised käivad ju Arsenal ja Bremen kontorid räägivad omavahel läbi need asjad. Et kuskil keegi on nagu võib-olla ütles, see Backhaus ei olnud ju Bundesliga kogemusega väravat enne, et toome ta endale juurde, et meil ei ole Bundesliga kogemusega väravahti olnud või kõrgliga kogemusega väravahti, et vaatame trennis. 2 võrdset väravahti näiteks on ju. Ja nüüd vaadati, et see Backhaus nagu enam-vähem kannab ja ta on oma poiss, siis las ta mängib, eks ju. Et võib-olla kui Backhaus oleks seal hakanud väristama kohe alguses, siis võib-olla oleks need asjad teistmoodi läinud. Valladolidis, ma arvan, ikkagi vaidleks sulle selles suhtes vastu. Iseasi, mis info öeldi nagu mängijale endale. Sest temal, seal on ikkagi mängijal on õigus, on sõnaõigus nendes üleminekutes. See, mida on nagu Hein ju öelnud Eesti meediale, siis see vastu. Meil kuskil ikkagi mingid mikrofonid on olemas, sest sulle helistas praegu Karl-Andre Valner. Pane kõlari peale. Vaata, kus ta on. Ukse taga kuskil. Aga ütleme, see mis Hein ju andis kas oli oktoobrikuu koondisaknas Inteka Eesti ajakirjanikel, kus küsiti, et kui Werder su tõi, siis mis jutt oli, et kas toodi nagu esinumbriks, siis ta või mõelda, kuidas see küsimus täpselt oli, aga igatahes ta nagu tegi sellise väga-väga kandva pausi, millest on mitmel pool räägitud. Nagu, et eilegi oli tal üpriski ebamugav rääkida sellest, et ma lihtsalt täpsustan ka, et see on ainult Sokkernetile, et kolleegide kaitseks ütlen, et oli Delfi ja Postimees ka, aga ei, Sokkernet oli see. Aga Eesti jalgpalli podcasti Maastik otsib nüüd uut seda harrastuskehakeele eksperti, ma küll ei pretendeeri selleks, aga korra võin olla, et oli ebamugav tal rääkida ja eks ta vastustest on ka näha, et ega ta ei tahtnud päris süvitsi minna, et ta seal kiitis Backhausi, ütles, et nad on konkurendid ikkagi, nagu ma ühes artiklis ka välja tõin, et tiimisisene konkurent, mis osadele inimestele ei meeldinud, aga kui ta on ikkagi Arsenali mängija, kes on kusagil laenul, siis paratamatult on ikkagi ju konkurent teise väravahiga, et ma arvan, see jaanuar tuleb küll põnev. Ja, aga seal selles mõttes, et need asjad nagu sellisel tasemel jalgpallis ei käi nagu päris nii, nagu me võib-olla ette kujutame siit Eesti jalgpalli näitel või Premium-liiga näitel, et ma ei tea, ma olen väravavaht Paide linna meeskonnas, langen teiseks, et siis ma lähen räägin Gert Kams seal furgooni üleval katusel istub, ma lähen võtan tal peale mängu nööbist kinni, küsin, et kuule, et ma tahaks ära minna või mis värk on, või siis lähed peatreeneri juurde. Et sellel tasemel seal on ikkagi, ma räägin veel kord, Arsenalil on seal Londonis on nagu laenuosakond eraldi, kus on töötajad, laenuosakonna juhid, kes siis tegelevad nende asjadega ja seal ja sinna, ütleme, Karl Jakob Einast kuni siis... Seal on ka agendid, eks? Seal on agendid kuni Bremeni Werderi selle juhtkonnani välja. Seal sõnumi vahel on nagu väga palju, seal ahelas on hästi palju neid lülisid. Et seal nagu üldjuhul päris nii ei käi, et Karl Jakob Ein nüüd lööb kontoris klubi bosside ukse lahti ja ütleb, et mis värk on. Et seal ikkagi saadetakse diplomaatiline need noodid lähevad tegelikult nagu iga selle lüliga nagu lähevad rohkem diplomaatilisemaks ilmselt, et Karl Jakob Eina seisukoht Arsenali laenuosakonna juhile siis ilmselt, kes neid asju ajab, need on suhteliselt konkreetsed. Ma ei tea, kas ta räägib otse Arsenaliga või räägib oma agendiga, kes räägib selle Arsenali? Jah, võib-olla niimoodi, aga et sealt ja siis need noodid lähevad nagu järjest diplomaatilisemaks. Et see pigem käib niimoodi. Räägime asjast nagu sellist nagu ta on, et Hein tahaks klubi vahetada praegu ja igati loogiline on, et ta tahab ju vahetada. Eks nüüd on, eks tema tunnetab seda olukorda kõige paremini, et mis seisust ta seal klubis sees on. Mingisugust pointi olla seal istuda lihtsalt Werderis. Ta võiks seda samamoodi istuda Arsenalis. Et see kõige nagu parem variant oleks see, kui välja jätta see, et ma ei tea, Backhaus saab vigastada, Backhaus müüakse maha, oleks see, et ta lõpetatakse laen ära ja saadetakse kuskile mujale, kus ta saaks mängida. See ei pea olema top 5 liiga tingimata, see võib olla ka lihtsalt mängu. Aga maitse on suus ju. Maitse on suus muidugi, aga kas istud Bundesliigas või mängid, ma ei tea, Belgia liigas? Või Belgia liiga võib-olla väga positiivne näide, aga ütleme, mängid Tšehhi liigas, midagi sellist. Mõttekoht on ja
seal ridade vahelt sai välja lugeda jah, et ilmselt siuke väike noot on Karl Jakob Heina ja tema entouraaži poolt edastatud sinna kuskile. Kehakeele ekspertidest rääkides, siis tuli ka üks kurb uudis möödunud nädalal, ehk siis Betsafe'i spordisaated igasugused selle aastaga lõpetavad oma tegevuse ära, ehk siis ka meie, ma ei tea, nii-öelda konkureeriv saade, siis ühe saate võrra on Eesti podcasti, jalgpallipodcasti maastik nüüd vaesem. Mille nimel me üldse konkureerime? Me ju kõik oleme ühe eesmärgi eest väljas. See ei ole ju päris see ei ole päris see konkurents, mis on Heina ja Bakhausi vahel või ma ei tea, Flora Levadia. Ei no ikkagi vaatajate nimel konkureerime. Selgelt ju, kaks täiesti erinevat meie saated tulid mõlemad ju esmaspäeviti välja näiteks. See on podcasti teooria, miks need tulevad esmaspäeval ilmselt. Ei seal on jalgpallipodcastil on võib-olla loogilisem esmaspäeval teha. Me ei räägi nagu ainult jalgpallist, et kõik need spordipodcastid ilmuvad ju paljud ilmuvad. Täitsa nõbul nädala lõpus või esmaspäev teisipäev. Aga lihtsalt see esmaspäeviti näiteks meie saated, kui meil oli samal päeval kui Betsafe'i saade, siis meil oli natuke numbritest näha, et need numbrid olid natukene väiksemad kui näiteks tavaliselt. Okei, Betsafe'il seal oli väga palju turundust ja eelarvet ka taga, nad pushisid oma neid saateid rohkem reklaamisid ja ostsid seda levikut, eks ju, mistõttu need olid natuke ikkagi hüppeliselt suuremad need vaatajanumbrid näiteks kui meil on ju. Aga lihtsalt kindlasti selles suhtes kahju, et see oli ikkagi üks saade, mis justkui nagu 500 jalgpalli rohkem ka nende inimesteni, kes võib-olla muidu jalgpalli ei jälgi, et päris paljud inimesed olen kuulnud, kes muidu võib-olla jalgpalli ei jälgi, kuulasid seda saadet näiteks, ja said sealt oma jalgpalli info, mis viimasel ajal kuidagi, see läks üha rohkem nagu ühele poole kaldu see info, et see läks väga Paide saateks mingi hetk, mulle meeldis see, kuidas Kaav Kruus nagu, kui seal, kas see oli siis, kui Kink läks Paidesse või? Kink oli alguses üle Vaades, siis mingi hetk oli Kink ka Paides, olidki Kruus vara Kink Kams ja siis kuidagi räägid sellest, et me tahaks nüüd väga Paide saateks muutuda ja siis Kruus oli, et mis asja, kus üldse võimalik on, mis Paide saateks on, aga nii läks ikkagi tegelikult lõpuks, et need suure osa ju rääkisid Paidest. Ja see käsitlus läks tihti peale väga selliseks emotsiooni, mitte faktipõhiseks, eks ju. Aga sellegi poolest väga kahju, et need asjad siis lõpuks nagu kokku tõmmati. Kas sisu oli rohkem selline võib-olla meelelahutuslikum ka, et see läks see asi algas ju tegelikult üldse, see oligi ju meelelahutuslik saade tegelikult, see oli mingid viktoriinid ja mingid mängud sees on ju, siis mingid läks nagu selliseks jalgpalli podcastiks, et aga mis see lõpetamise põhjus tegelikult on see, et Betsafe'i selline juht või? No ütleme Eesti poole ei, selles suhtes, et see ikkagi on nii suur korporatsioon üle Euroopa, et Maltal on vist see peakontor ja seal aga ma mõtlengi, et see, kes Eestis neid asju ajas, see vist läks ära? Ei, seal on niimoodi, et seal otsustati ikkagi sealt suurest korporatsioonist, et siin see piirkonna, siinne piirkond on nii väike, et me keskendume rohkem teistele turgudele. Jaa, aga see järjekord oli selline, et see Eesti-poolne juht ütles, et tema läheb ära ja siis kohe tuli see uudis ja see kõik juhtus nagu põhimõtteliselt korvpalli podcasti salvestuse ja jalgpalli see asi oli natuke ikkagi pikemalt küpses seal enne. Et seal ühesõnaga otsustati, et Eesti ja Baltikumi piirkonnas, ma saan aru üldse näiteks, seda turundust tõmmatakse ikkagi väga kokku. Betsafe oli ju väga-väga jõuliselt selle turundusega ees ja... Ei, aga küpses pikemalt, aga kõik asjaosalistele said teada sellest konkreetselt nende kahe salvest või selle nemad jah said teada. Kahe salvestuse vahel, sellepärast, et ma kuulasin selle korvpalli podcastiga välja, mis siis salvestati ennem, kui nad seda jalka otse ülekannet tegid jalka podcasti. Seal ju öeldi selgelt välja, et näeme uuel aastal ja et siis oli kumas läbi, et ei olnud midagi, aga siis väga järsku tuli soodis, aga ei. Seal oli enne ka, seal mingid inimesed koondati juba ja piirati, et kui mõtleme sellele jalgpallisaatele ka, siis sul ühe episoodi nagu tootmise hind, kui sa võtad kõikide nende tegijate tasud pluss selle podcasti stuudio rendi on ju, mingid neil oli ju enda podcasti stuudio tegelikult ju, seal mingid need ju läksid sinna, kus nad rendivad seda pinda pluss see kogu see levik ja see oli ikkagi tugevalt 4-kohaline summa oli ühe episoodi kohta tegelikult. Jah, et seal lisanduvad muud kulud ka peale nende siis, palju need tegijaid siis on 4 jalgpalli podcastis ja 2 veel juures Kossu omas, pluss siis Kalevi eraldi asjad,
seal on, kui me räägime pluss kaamera taga vist oli neil üks või seal, kindlasti rohkem kuulus Max, minu arust oli ta nimi. Oli võimalik. No igatahes see ühe episoodi hind oli ikkagi päris nagu karm, kui niimoodi võtta, et noh, kui ma ei tea, kas või meiega võrrelda, et see lihtsalt mingil hetkel see isu sai otsa. Miks meiega võrreldes see hind siis nii erinev on? Selgiti seda ka, et miks? No ütleme niimoodi, et mina ja Heiti oleme siin oma tööajast, on ju, näiteks kas või seda, on ju, sinule me natukene maksame eraldi, on ju, aga need summad, mida nemad seal küsisid, olid ikkagi tunduvalt suuremad, on ju, kui need, mida meie siin jaksaks maksta. Vihje, et küsi rohkem. Joonas, uuest aastast tuleb uus arve. rahu. Las tuleb. Aga kuulsid? Okei. Kui vaja, siis on ma natuke panen juurde. Aga nüüd ma ütlen, et koondamisi ja piiramisi oli siin mujal ka. Nii, Joonas tahab juba asja kinni panna, aga nii, Heiti, sina tahad ka midagi läbi rääkida äkki siin? Ei, sellest, oota, räägime kõigepealt see BetSafe, ütleme, BetSafe'i muutus nagu tegelikult mõnes mõttes nagu selle sünonüümiks ju, et me räägime BetSafe, me ei mõelnud sellele saidile, vaid me mõtlesime juba nendele podcastidele tegelikult, et see töö ju oli selle 6 aasta jooksul nagu mingi vist 8 aasta, ma ei tea, millal seda päris edukas, aga üsna veendunud, et ega nad siin jaanuar, veebruar, hiljemalt märts on tagasi puldis ja neil on lihtsalt uus nimi ja no vaata, seal on see, et seal on juba osad kohtumised peetud, jah, seal on see. Aga lihtsalt ma ütlen, et teiste panustamisettevõtete puhul näiteks, kas ma tahaksin Kalev Kruusi endale näoks? Sest Kalev Kruus on niivõrd lihtsalt sünonüümne selle BetSafe'iga, vaata. No tundub, et kõik tahavad. Võib-olla on niimoodi, jah. Aga lihtsalt ma arvan, et seal on see, et seal on ju mitu toodet, vaata. Kalev on kindlasti huvitatud sellest, et Kalev Kruus siis, kes on selle projekti eestvedaja ja nägu. Et tema on ju huvitatud sellest, et ta liigub kogu selle kompotiga. Nii need üks-ühele podcastid, korvpalli podcast, kui ka jalgpalli oma ja kõik koos, et seal mingid, kui keegi tuleb, et tahaks ainult jalka oma võtta või et siis ma arvan, et nad jääb tiil katki selles osas, et nad tahavad ju kogu paketti nii-öelda liigutada. Kunagi oli ju ralli podcast ka neil. Kunagi ammu. Aga see ralli podcast, mis praegu ka teles jookseb. See vist liikuski telesse. Jah, see on vist äkki eraldi teema või? See seal kompotis ei ole ju BetSafe'iga, see oli täitsa eraldi teema. Aga ripakiline tee, nii et ma ei tea, meie siis omalt poolt ootame neid tagasi ja võime vist välja öelda, et pigem nad ikkagi mingi teise nime all jätkavad, ma arvan. Inimesena, kes väga palju autoga sõidab, siis tõesti loodan, et on veel saateid, mida kuulata, nii-öelda, et ootame tagasi. Jah, ja mul ühe tolle podcasti inimesega on märtsis planeeritud üks jalgpallireis. Linn on Newcastle. Nii, aeg on asjad kokku tõmmata, häid jõule kõigile ja kohtume juba uuel nädal, kõik head.